Nii, tere hommikust. Reelika ilmselt kuuleb mind. Ja väga hästi, tere hommikust. Tere hommikust. Mul millegipärast on mingi heliline probleem natukene, aga ei ole hullu. Vaatame, kui palju meid kohale tuleb, kes kohale ei tule, vaatab järele ja kindlasti saab palju uut infot, ma loodan. Et täna on siis minuga koos ka Reelika, kes on siis puhastusvaldkonnas tegutsenud üpris kaua ja kutsusin Reelika kaasa rääkima, noh muidu sa räägid ka kaasa alati vestlushommikul, aga just pigem selles mõttes rääkima kaasa, et jagada täpselt enda kogemus, sest et kogemus sul on olemas, teadmised on sul olemas ja ma arvan, et sa saad inimestele rohkem anda seda infot edasi, mis päriselt toimub, mis päriselt toimib ja keskendume siis täna koristamisele ja just siis nii-öelda koduste toimetuste tegemiste osas. Aga minu sissejuhatuseks veel oleks ka see, et kes mind jälgib, kes mind teab ja võib-olla on ka raamatut lugenud, siis ma toon enda raamatus välja kaks mõistet, on ju, korrastamine ja koristamine. Aga nüüd on minu jaoks sinna juurde tulnud ka puhastamine eraldi. Et kui korrastamine on see asjade sortimine, mis jääb alles, mis mitte ja neile selle alaliselt õige koha leidmine, on ju, enda kodus, siis koristamine, nagu ma ka seal raamatus ja ka muidu enda sotsiaalmeedia saati jagan, koristamine on see siis, mis on pindade puhastamine ja vähesel määral asjade tagasipanek. Aga nüüd minu jaoks on seal see puhastamine on veel eraldi teema ja eraldi nii-öelda nagu ala, et puhastamine ongi see pindade puhastamine, kuidas me neid pindasid puhastame, et mis mustus, mis pinnal on, et me oskaks valida õige aine, kui on ainet vaja ja õiged töövahendid ja nii-öelda kokku siis kõik need asjad ongi minu jaoks nagu kolmes jaos nii-öelda, et korrastamine, koristamine ja puhastamine. Ja täna me siis räägime põhiliselt puhastamisest, aga kuna see inimeste keel ikkagi on koristamine, siis olgu ta koristamine. Ja ma olen valmis teinud Reelikale ja siis ka endale siukse väga tähtsa tabeli, kus ma panin kirja teemad, mida räägime ja on ka osad küsimused, mida siis küsiti. Et anname ka neile vastused, aga neid küsimusi tuli ikkagi pärast jällegi jagamist seda, et pange meile küsimusi, tuli rohkem, nii et vaatame, võib-olla me kunagi siis peame jällegi uuesti kokku saama Reelika siin ja rääkima, kuidas mingi asi puhtaks saab. Aga Reelika, annan korra sulle sõna, et ütle lühidalt siis veel kord äkki üle, kes sa oled, mis sa teed, et teistel oleks ka aimu, kes võib-olla täpsemalt ei tea, võib-olla sind ka näinud. Ja aitäh, Maria, aitäh kutse eest ja nii tore näha Evelin siin tuttav ja nii tore. Jah, tegelikult tõenäoliselt räägiksingi tunni, aga ma elan siis Soomes, 13 aastat Soomes. Minu esimene töökoht oligi tegelikult koristaja töökoht, ma olen erialalt küll midagi muud, aga pärast teise lapse sündi läksingi koristama. Suht vähe aega sain olla, kui nii-öelda lähiesimees minust tuli ja siis see teekond ongi jõudnud täna. Olen siis Helsingi linnas koristusvaldkonna asjatundja. No selles mõttes eesti keeles tõenäoliselt sellist terminoloogiat ei olegi, et aga mis see mu töö siis on? Innovaatiliste ja uudsete lahenduste otsimine, mida siis robotite kasutamine või probiootiline puhastusaine näiteks, mis mulle huvi nüüd siis pakub ja koolitamine meie töötajate, meil on siis 320 lasteaeda, põhilised lasteaiad, koolid ja siis need majad, kus on siis kool, lasteaed ja nii-öelda mängurühmad. Et tööjuhendite, ametijuhendite tegemine, kõik selline. Ma armastan oma tööd just sellepärast, et see on hästi mitmekülgne ja see, kas ma kasutan täna oma kodus oma oskusi? Jah, ma kasutan. Ma olen selle kaasa võtnud enda jaoks ja ehk mu südamelähedane on just see, et kui kõik arvavad, et nad oskavad koristada. Aga siin ongi see, et kuidas
koristamine minu jaoks on meeldiv, minu jaoks see ei ole selline tüütu laupäeva hommikune kohustus, vaid et see ongi, kui sinul on need nipid selged, töö enda säästmine nagu selles mõttes, et sa ei pea neid mikrofiiberlappe väänama ja et sa ei küüruta ja ei põlvita, et tänapäeval on see nagu suund on väga muutunud, et kuulun siis koristusvaldkonna juhatusse siin Soomes ja siis meil käib selline ajakiri sinna toimetusse, et tõesti armastan oma tööd, meeldib mu töö ja just see, et selle ala väärtustamine, et väga palju on see, et see on alamakstud ala, muidugi sellesse ei suhtuta lugupidamisega, see on selline koristamine, et mul on nagu see missioon ka, et selle väärtust tõsta siin Soomes ja üleüldiselt, et tunnen uhkust, et olen ise siin ka koristanud, selles mõttes see täna kannab mind, et mul on nagu teadmised sellega ja mitte lihtsalt see, et ma olen kuidagi pääsenud, tõusnud või olnud, et mul on ka nagu ongi, et olen tõsiseltvõetav just sellepärast ka, et mul on kogemus. Ma olen ka läbinud, Mariel on ja Eestis on see tasemetega, siin on kool või õpitakse päris selles mõttes erialaselt, et olengi läbinud täitsa selle baas nii-öelda osa ja siis ka nii-öelda esimehena toimimisel. Et siis ma olen alati seda meelt, et praktilist poolt teooria toetab, et olen ka nagu teadmiste pagasit täiendanud. See oli selline lühike. Ja ma olen täitsa nõus just sellega, et see koristaja kui selline amet on kuidagi negatiivse, mitte nagu tähendusega, aga inimesed kohe mõtlevad. Alatooniga. Jah, just. Et mina ka nagu pigem ongi see, et iga see, ma kõigile räägin, et tädi Maali metsast võib ka tulla ja koristada, võtta selle lapi ja kuidas vanasti on ja põrandaid pesti mingi vana, ma ei tea, T-särgiga. Aga et kui sa ikkagi tead, mida sa teed, miks sa seda teed, et siis mulle meeldib see, et asi peab olema põhjendatud. Ja sa võid leida talle koristaja, kes sul teeb 8-tunnise tööpäeva 50 euroga, on ja, aga sa võid ka leida puhastusteenindaja, kes küsibki 30 euri, on ja, või isegi võib-olla rohkem 1 tunni eest. Aga ta teab, mida ta teeb ja ta jätab sul pinnad selles mõttes puhtaks niimoodi, et see puhtus säilib kauem, kui see, võib-olla see tädi Maali tuleb sealt metsast ja puhastab, on ja. Et sellega täitsa nõus ja mina nagu ka tahaks pigem näidata inimestele, et kui sul on need teadmised olemas, ka need head töövahendid, siis on ülilihtne. Et mina ei korista nii, et ma ei tea, laupäevane päev ja mingi 8 tundi järjest on ja vanasti ma seda tegin, sest see kuidagi oli mingi harjumus on ja ma ei tea, võib-olla ka kodust nii-öelda kaasa tulnud, et koristama peab mingi nädalavahetusel on ja võtad suure koristuspäeva. Ja kui ma ka vaatan YouTube'ist neid USA emasid, kelle sisud ongi see, et nad toodavad nagu seda koristamise sisu sinna YouTube'i. Ja siis ma mõtlen, et issand, 3 korda nädalas koristab niimoodi, et igimull otsa ees tund aega paneb järjest. Et siis tundub nagu väga sihuke, et mida sa nagu valesti teed või miks sa seda teed või kas sul puudub nagu harjumus, ütleme osa on ju see puhastamine, aga osa on ka see, et sul on nagu lihtsalt segadus on ja et asju tagasi vaja panna. Et mis harjumused sul on ja minule meeldib ju magamine nii, et mul on see suur tuba ja köök on korda sätitud ja mul ongi ainult vaja siis pindasid puhastada, sest tolmu tekib niikuinii ja kui ma ei tea, keegi arvab, et mul ei ole kodus tolmu, siis tolmurullid on igal pool, et ärge arvake, et tolmu ei ole minu kodus, kindlasti on ja väga palju. Aga aitäh sulle, Reelika, selle sissejuhatuse eest, nüüd inimesed natuke rohkem teavad ja liigume edasi nende paari teema juurde, mis on alguses võib-olla vaja natukene lahti seletada, lahti rääkida ja siis võtame ette ka need küsimused. Kuna aega napib, siis ma proovin olla see taimer siin, kes ütleb, et nii, järgmine teema. Aga esiteks siis see, et kui me rääkisime pindade puhastamisest, siis põhiasi, mis ikkagi inimestel on, nad haaravad kohe mingi aine. Et räägime natuke nendest ainetest, mida on üldse vaja, kui palju on neid kodus üldse vaja endale kokku osta. Ja ma siis endale paningi mingid märksõnad ka kirja, et oskaks täpsemalt teile siin nii-öelda siis seda infot jagada. Et mina olen arvamusel, et mida vähem, seda parem on ja, aga täpselt nii palju, kui igaüks vajab. Kui ma olen teinud korrastamiskursuseid, siis üks osa seal on ka see kodukeemia, siis see grupp nii-öelda, mida on vaja hakata korrastama ja kui ma olen näinud, et mõnel on riiulite viisi kodus seda keemiat,
siis mulle on pärast muidugi väga palju rõõmu pakkunud see, et kui inimene ongi aru saanud, et ta ei vaja nagu seda keemiat nii palju, vaid ongi jäänud mingi paari aine juurde. Sest poes ju müüakse kõikvõimalikke tüüpilisi vahendeid ja neid ma ka korrastes inimeste kodudes väga palju näen. Aga näen ka seda, et võetakse lihtsalt see saniidipudel, minnakse kraanikausi juurde, tehakse lihtsalt nii ja that's it. Ja siis millalgi võib-olla lastakse kraanist vett peale ja käega siis puhastatakse ära, onju. Aga endale üldse teadvustada, et mis aine see on. Kas sa teed sellega võib-olla kohe niimoodi liiga, et sa lähed ja lihtsalt kallad teda kraanikaussi. Ja ka see, et ilma kinnasteta käega veel nühid seal pärast, onju, seda kraanikaussi. Et inimesed nii teevad ja mida mina nüüd ka selle puhastus selle taseme kursuse jooksul õppisin. Paljusid asju ma teadsin ka enne, sest Helge, kelle käe all ma nii-öelda siis nagu õppisin, on enne osalenud minu korrastuskursustel ja temalt ma olen juba selle, ma ei tea, 3-4 aastat, kaua ma neid teinud olen, väga palju teada saanud, aga seal puhastusteenindaja kursusel ikkagi sai väga selgeks, et tegelikult me väga palju aineid ei vaja. Põhiline asi ikkagi on vesi ja sinna juurde siis olenevalt sellest just, et mis mustus sul millisel pinnal on, pead sa valima endale aine. Ja aineid on siis 3 tüüpi, on happed, on neutraalsed ja on aluselised. Happeid tuleb siis kasutada, kui on katlakivi, rooste ja aluseid siis, kui on mingid rasvasemad pinnad, et siis nii-öelda happe sanitaarruumides, alus siis näiteks köögis, onju. Aga alust ka muidugi saab sanitaarruumides, et kui sul on see äravoolutoru, sest seal on ka pigem rasvad need, mida on vaja lahustada. Et enne, kui sa mingi aine endale kätte võtad, siis tuleks nagu aru saada, et mida sa puhastama hakkad ja kas see aine, mida sa tahad kasutada, sobib sellele materjalile, et kas ta on, ma ei tea, kroom või on ta keraamiline plaat, on ta vuuk, et näiteks happe või vuugid ei talu üldiselt hapet, et hästi ettevaatlik peaks ikkagi olema, et ärge rünnake mingite nende koristus kas tarvikutega või ainetega teadmatult pindasid. Aga üldjuhul ikkagi jah, vesi, et me ei vaja väga kodus muud kui vett. Et minu arvamus muidugi ja ütlen ka ära, et see, mis me täna siin ju räägime, mina või Reelika, et ei ole seda ühte ainuõiget viisi, nagu ma olen ütlenud korrastamise puhul ka, ja ei ole ühte ainuõiget, ma ei tea, vahendit või tarvikut, et kasutage täpselt seda, mida ise tahate. Aga kui te veel täpsemalt ei tea, mida on vaja, siis proovige, uurige võib-olla pärast minu käest ka, et ma saan hästi palju kirju selle kohta, et mul on, ma ei tea, selline klaas, mul on seal selline mustus, kuidas ma puhtaks saan, onju. Ja te võite alati kirjutada, ma ikkagi vastan alati ka ja pigem soovitangi enda poolt mingeid nii-öelda vahendeid siis, mida mina kasutan. Ja mis on ka oluline nende ainete puhul on see, et te õigesti doseeriksite. Et mida rohkem, seda parem ei kehti. Pigem mida vähem, seda parem, sest kui te üle doseerite, jääb pinnale suure tõenäosusega see aine veel nii-öelda ladustub sinna ja siis tekitab sinna veel rohkem seda mustust hiljem juurde. Et tehke täpselt nii, kui teil on vaja doseerida, ehk siis teha seda ainelahust, kui palju seal on selle pakendi peal nii-öelda kirjas, et ärge üle doseerige, kui te teete või isegi kui te puhastate, otse saate seda vahendit sealt pudelist võtta ja kasutada, et ärge pange rohkem, tehke pigem nii, et tehke mitu korda, näiteks kui ma räägin alati seda sun cleaner'iga dušinurga puhastamisest, on ju, et tehke üks kord ära. Ja siis ärge näiteks laske kaua mõjuda, nii et pigem tehke üks kord ära, peske kuivaks, kuivatage ära, või tähendab peske puhtaks, kuivatage ära ja siis vaadake, kas veel on seda katlakivi või ma ei tea, roostet, mis iganes teil seal on, see mustus, et kas see hape aitas ja pigem siis tehke üks kord uuesti. Et ärge mõelge seda, et panen peale, las seisab, poole tunni pärast tulen, onju. Et ärge pigem neid asju tehke, kui te ei ole ikkagi teadlikud või kindlad, et ta ei tee liiga nendele asjadele, mida te puhastate. Ja happe puhul või nende ainete puhul on minu jaoks ka siis kindel see, mida see oli nagu asi, mida Helge täiesti muutis minu peas. Kui ma varem kasutasin kogu aeg neid pihustipudeleid, siis ikkagi mulle meeldib see, et Helge suutis mind viia sinna maailma, et niisutuspudel on parim variant, et ta
vahe ongi lihtsalt siis see, et kui pihustipudeliga sa paiskad nii-öelda õhku seda keemiat või seda ainet või isegi kui sul on seal see vesi sees, on ju, sa paiskad seda õhku, kui ta on keemia, sa hingad seda sisse. Ja, aga kui sul on niisutuspudel, siis sa sellega niisutad, sealt tulevad hästi peenikesed. Mul on siin terve posuga asju kõrval, mida ma näitan. Ühesõnaga, siin on hästi peenikesed väiksed avad, nagu oleks nõelaga tehtud ja siit vahelt lihtsalt tuleb väikse nii-öelda joana tuleb seda vett või mis iganes ainetel siin sees on ja minul on ka lihtsalt vesi selle topsiku sees. Ja mis on veel hea, et sa iga kord saad selle ära pesta reaalselt pudeliharjaga. Et isegi kui vesi on sees, siis ikka ta ladestub kuskile siia pudeli sisse nende seinte külge, et alati peske ka enda pudeleid ja vahendeid, kui on võimalik nii-öelda. Ja selle pudeli puhul on ta nagu võimalik. Et seda mulle meeldib kasutada. Aga, ja vahendites siis ühesõnaga mina olen jäänud, et vesi nende ainete puhul ja kui siis hape, siis kes mind jälgib, teab, et Sun Cleaner on minu jaoks olnud juba, ma ei tea, üle 10 aasta, ma arvan, on ta olnud minu kodus olemas ja ma isegi ei lähe midagi muud proovima. Et nüüd ma seal koolitusel käies, jah, meil oli seal ju aineid oli küll ja veel, aga mulle Sun Cleaner toimib ja mina selle juurde olen jäänud ja nüüd lihtsalt ma olengi võtnud endale kõrvale katsetamiseks ka Good Point Chemicalsi neutraalse aine ja aluselise aine, et siis vaadata, kui palju nad minu tööd lihtsamaks teevad, sest nüüd ma ka hakkasin pakkuma puhastusteenust, et ma tean, et ma ka klientide kodudes midagi ära nii-öelda ei riku, on ju, et kasutan seda, mida ma tean, et toimib. Aga Reelika, räägi sina, ained, mida kasutad, kui palju kasutad, mida soovitad? Sa võtsid nii hästi kokku. Mul on täpselt sama põhimõte, mul on ka siin nii-öelda arsenal kõrval, aga vesi. Mina ise olen ka ikkagi see vesi ja väga hästi öeldud sellega, et mida puhastada sa tahad. Et mul on ka kogemust, kui vannitoas on vuugivahed, happega olen ära rikkunud, sest liiga kaua jätsin toimima ja see, et kui hapet kasutatakse, siis see neutraliseerimine, et see ei saa kunagi jääda, aga kui nagu minnagi sellest, et mitte kunagi ei saa nagu pudelist, ma muidugi ütlen, oih, mul ei ole näha kindlasti, mina kasutan diverseid tooteid, jah, need on nagu Maria ütleb, teil on teised firmad, aga ikkagi professionaalseid tooteid. Mina ei osta ka neid poest, kui ma näen, et see on nii kirju see valik, aga mul on ka siin põhimõtteliselt 3 ainet, aga saaksin hakkama 2 ainega. Kasutan üldpindade puhastamiseks sellist üldpuhastusvahendit, ka põrandad ja kui on vaja pindasid, aga vesi on põhiline. Ja siis hape, just veepritsmed ja sanitaarpinnad, vetsud ja kõik sellised asjad, et see on minimaalne tegelikult see vajadus. Aga võib rikkuda, kindlasti rikub ja mitte kunagi nagu pudelist. Ja alati mõelda kõikide nende ainete ja see on ikkagi keemia, et enda nagu turvalisust, et kui ma vahepeal neid pudeleidki võtan, tõstan, mul on ka korvi sees või need on nagu nii-öelda eemal ära nagu, et nad lihtsalt ei oleks kuskil, siis käte külge jääb, et see oma turvalisus ka, et miks ma teen midagi, on see nagu Jah, põhiline. et ei ole nii, et panen, mida mina olen ka loomulikult teinud, ma olen ka elus nii palju asju valesti teinud, aga et ma ei pane lihtsalt selle niisutuspudeliga niimoodi, mul kinnast käes ei ole, ei pane vetsupotti seda hapet, on ju. Kinnast kätte, meil ei ole elus nii kiire nagu, et me nagu mul keelküüned ka veel kohe rikun ära, kui happe peale läheks, on ju. Võib-olla muidugi kõik mõtlevad, ma teen kähku ära, aga see kähku võib ikkagi väga halvasti pärast nagu mõjuda, et kui teil on koristamine, puhastamine, võtke aega rahulikult ja ka just see, et poes müüakse meeletus koguses igasuguseid vahendeid ja kui ma olin ka seal kursusel, meil olid ka seal ju teised inimesed veel, meil oli päris suur grupp ja siis inimesed ikka jagasid, et et ma puhastan seda sellega ja seda sellega ja siis meil tuli ka jutuks, et ka üks tüdruk seal rääkis ka, mis ainet ta kasutab ja siis ma küsisin ka, et okei, et mis pH on, on ju. Ja siis ta pärast vist ütleski, et issand, aga siin isegi pole peal kirjas, et kui te ka nagu seal poes midagi ostate või teil näiteks lähete pärast nüüd seda vestlushommikut enda kappi tuulama seal, et mis mul üldse kapis on, on ju. Et vaadake, kas üldse on peal kirjas, kas ta on hape, kas ta on alus, et mis ainega üldse tegemist on, et osad ained on väga kanged, väga tugevad, on tugevad happed, on tugevad alused, et pigem jääge sinna nende keskmiste poole, et ei pea ilmselgelt nagu mingeid väga tugevaid aineid kasutama ja mida rohkem ta ju lõhnab, siis tegelikult see haiseb, on ju, ja te tõmbate endale seda sisse, et peale selle, et ta võib-olla kahjustab teil selle vuugi ära või kroomitud
ma ei tea, segisti on ju, et olge ettevaatlikud ja ärge pigem minge kohe küürima ja puhastama, et mina olen samamoodi meeletult asju ära rikkunud, aga teadmatusest, et võtke see aeg, ma ei tea, küsige minu käest või guugeldage, doktor Google annab ju ka alati vastuseid, aga ärge jah, kohe minge küürima, sest te võite pigem jah, kahju teha nendele asjadele. Üks Ja asi on nagu, ka pH jah, puhul see, et kas see on selles pudelis valmis või see on seal valmis lahus, et siin jah, on nagu kaks eraldi pH-d, et neutraalne on see 7, hape on ikkagi, minul on näiteks katlakivi eemaldamiseks ikkagi, kui on valmis lahus, see tuleb ikkagi lausa sinna 1 või 0,5, noh, millest me räägime, see on ju täiesti nagu söövitav juba, võiks isegi öelda, et valmis nendes pudelites, mul on ka tegelikult pumbad peal, ma pean sellest kinni, jah, mõni ütleb, et no mida nende kannudega ja noh, töötajadki, et mõõda, mul ei ole aega mõõta ja selliseid asju, no ega seal ei olegi grammidega keegi ja nagu detsiliitritega, aga no sellepärast ongi nendel suurtel pudelitel on nagu korgid ju peal. Ja alati, kui teha valmis lahus, alati enne vesi ja siis see aine, sellepärast et kui aine on põhjas ja vee peale lased, et siis sealt tulevad ju need pritsmed ja siis jälle oma tervis. väga hea. Ja nagu sa ütlesid, ka see neutraliseerimine on ju, et mida mina enne ei rääkinud, aga ma olen sellest varem rääkinud, et kui te kasutate näiteks hapet enda vannitoas, siis sellest ei piisa võib-olla ainult, et sa ta veega ära loputad. Et kui sa esmakordselt kasutad, pigem siis neutraliseeri ehk siis vastandainega, kui sa kasutad hapet, siis talusilist vastu ja teistpidi on ju, kui sa kasutad tugevat alust, siis happega saad neutraliseerida. Või siis kodus on väga hea variant, lihtsalt võta näiteks happe vastu see sooda on ju, et soodavesi, vee sisse sooda ja viska endal dušinurka, vaata nende just selle, ütleme, kroomitud segisti peale, et kuskile ei jääks see happe kuskile vahele siis toimima, et pärast võib pika aja peale see sinna, noh, sa näed, et ta on ära rikkunud, et kui te vahel käite kuskil hotellides ja näete, et on need segistid on sellised koledad näevad välja, siis ilmselgelt on valesti puhastatud, on jäänudki see hape sinna peale toimima. Et noh, mina näen alati seda just hotellides. Et aga jah, vähem aineid, vaadake üle, mis teil on. Kui on küsimusi, kirjutage mulle ja võib-olla seletan siis täpsemalt ära ja et jumala eest ärge tehke enda asjadele kodus nii-öelda liiga. Lähme teise teema juurde. Relka, kui sul on midagi, siis lisa on ju alati. Desinfitseerimine, et kui me ainetest rääkisime, siis hästi paljud kõik tahavad desinfitseerida, ma arvan, et mingi 80% siin olijatest ka kuulajatest on kohe see, et ma tahan kodus kõikvõimalikud pinnad ära desinfitseerida. Kohe räägib ka Reelika, kuidas, kas ja kui palju ja mida tema kodus desinfitseerib. Mina seda kodus ei tee, sest et ma ei näe, et see oleks vajalik. Et te võib-olla näete jah, et ma kasutan vannitoas vetsupoti puhul neid Good Point Chemicalsi wipes'e, mis on desinfitseerivad niisked salvrätikud. Aga ma nagu teen seda, esiteks siin on kaks asja, et desinfitseerida tuleks alati pinda, mis on enne puhastatud, ehk ma teen vetsupoti, tõmban need pritsmed sealt ära ja siis lähen selle desinfitseeriva ainega. Ja sellel ainel on mõjuaeg, et ta peaks seal pinna peal seisma natukene aega, siis ta hävitab kõikvõimalikud kasulikud ja kahjulikud bakterid on ju ja need mikroorganismid, et ta lihtsalt ei ole see, et ma tõmbaks üle on ju, kuigi seda ma olen jah enne teinud, aga nagu ma ütlesin, ka mina olen asju valesti teinud ja selle jaoks ongi nagu hea, et ma käisin kuskil koolitusel ära, et saada natuke rohkem teada. Ja nende vaipside puhul ka muidugi, et kui keegi, paljud ka kirjutavad mulle alati, kui on see sooduspäev, et mis vahe nendel Good Point Chemicalsi vaipsidel on, et osad on alkoholiga desinfitseerivad ained ja osad on ilma alkoholita. Ja lihtsalt vahe on selles, et alkoholiga need ained ei sobi kõikidele pindadele. Et ta võib rikkuda su plastiku ära, mingid silikoonid, siuksed tundlikud pinnad. Mul oli kunagi köögis, kui ma elasin lastiisaga koos, siis mul oli köögikappide need sangad, käepidemed olid sellise õhukese nagu läikiva kihiga. Ja kui ma selle alkoholi vaipsiga neid puhastasin, siis ma tõmbasin seal kihi näiteks maha, et ma nägin seda kohe ise on ju. Et jah, mina ühesõnaga kasutan küll neid Good Point Chemicalsi vaipse, aga WC-poti puhastamisel enamasti aga mitte iganädalaselt, et pigem nagu ma ei näe pointi desinfitseerida. Ma tean, et paljud tahavad köögis kõikvõimalikud pinnad ära desinfitseerida. Mina ei näe, et see on vajalik.
ja pigem siis on ka see, et kui te midagi desinfitseerite, et tehke enne pind puhtaks ja siis käige selle desinfitseeriva ainega üle. Reelika, kuidas sina? Palju sa Täpselt nii ongi. desinfitseerid? Ei üldse ei desinfitseeri. Mul on, lihtsalt võtsin näiteks, mul on selline järeldesinfitseeriv, see on alkoholiga. Noh, toon näite. Kui lastel on üldiselt, kuna kodus on kõva, mul on siis 13-aastane poeg ja 11-aastane tütar, et kuna kätehügieen on see ennekõike, et meil ei ole ka selliseid mingeid kõhugrippe ega mingeid selliseid asju, aga mul on see olemas näiteks, kui ongi kõhulahtisus olnud, ma teen ka vetsu, koristan ära ja siis käin lihtsalt selle üle. Ma võiks isegi öelda, et see on nagu natuke selline vaimsuse mõttes, et noh, et see on nüüd nagu puhas, aga ma toon näite, et kindlasti siin on väikeste laste emasid, noh, kui meil on lasteaiadki ja kui seal on hästi palju igasuguseid kõhugrippe, oksendamisi, täisid ja mida kõike, siis meie koristajad täpselt samamoodi täiesti üldpuhastusvahendiga, meil ei ole isegi vetsudeks eraldi puhastusvahendit. Meil on eelvalmistatud mikrokiudlapid ja siis muidugi alati, kui mingi nii-öelda kõhugripp sinna tuleb ja siis on see, et nüüd võtame desinfitseerimise need ained välja, et noh, nüüd peab tegema. Ei, selleks on täiesti, kui on epideemia, täielik nagu kaos, võiks öelda, sel juhul me toome need välja või me ei ole saanud näiteks kõhugripist lahti. Üldiselt on see, et kui pidada kinni nendest mikrofiiberlappidest selles mõttes, et igale vetsul on oma, mitte selle ühe mikrofiiberlapiga 10 vetsu, et põrandate pesemine, pindade puhastamine, et see on see oma ruum, kus kasutatakse võimalikult palju pigem neid mikrofiiberlappe. Et ma tahan lihtsalt tuua seda näidet, et selleks ei ole vajadust, et see on meil nagu alateadlik see, et noh, peame, siis on puhas. No siin ongi see head ja halvad mikroobid, et see on nagu tõesti, et on palju lapsi või on mitmed lapsed ja kõhugripp on, et noh, ehk ma siis tooksin nii-öelda pilti selle desinfitseeriva selle, et noh, lihtsalt see nii-öelda kett katkestada. Et noh, seal on mikroobid ja see lihtsalt nii-öelda levib, et kõhugripp me kõik teame, et see on nagu selline tuulega juba ja see võib kogu perel olla. Aga pigem ei, nõustun sinuga, Maria, täiesti. Et see oli väga hea välja tuua just, et vaata kodus ongi, et kui kellelgi ongi mingi haigus, mida sa kardad kuskilt saada, et siis kasuta siis. Aga muidu jah, igapäevaselt mina ei näe vajadust ja teistele ka pigem ei soovita, et ärge tehke enda seda ümbritsevat nii puhtaks, kui te arvate, et seda on vaja, et seda tegelikult ei ole vaja. Ja kui nüüd kohe lähme ka üle pindade puhastamise teemale, et Reelik ütleski hästi, et mikrokiudlappe nagu lihtsalt nagu leidke ühed, mis teile meeldivad ja ostke neid lihtsalt hulgim koju ja pidage siis meeles, et mustust ei veaks nagu ühest kohast teise selle lapiga. Et nagu Reelika ütleski, et WC jaoks ongi vetsupoti puhastamiseks, ostkegi endale, ma ei tea, punased lapid, mis on mingi tüüpiline värk, et punaste või roosade lappidega näiteks teetegi vetsupoti puhtaks, et aga sa selle lapiga ei lähe hiljem uut kohta puhastama, ja noh, mida mina seal ka, noh, see on ka elementaarne, võib-olla hiljem mõeldes, aga mida ma koolitusel ka nagu õppisin, et kui te liigute ühelt pinnalt teisele, et siis alustage nagu puhtamast poolest ja siis liigute nagu mustema poole peale ja liikuge niimoodi, et kui te vahetate näiteks kui me hakkame vetsupotti puhastama, et prilllaua puhastad ära, lähed või need kaane puhastad ära, lähed prilllaua peale, vahetage lihtsalt lapi poolt, et ei vea seda mustust järgmise kohta, et noh, et see ei määriks, sest paljud, mida arvavad, et koristamisel teevadki, on, et ma puhastan, aga tegelikult te käite selle musta lapiga üle ja siis on nagu need pinnad, mida sa arvad, et sa tegid puhtaks, võib-olla pigem just selle musta lapiga sa teed hoopiski mustemaks, et selle pindade puhastamise puhul ka just mina ütlen, minul on kodus meeletus koguses mikrokiudlappe, aga noh, neid oli juba enne, nüüd ma olen neid juurde ostnud, kuna ma pakun seda puhastusteenust. Aga mul on näiteks niimoodi, et mul on mulle meeldivad Brabanti omad, halli värvi, ühed on tumedamad, ühed on heledamad on mul vannitoas ja tumedamad on mul köögis. Ja ma ei tea, ma arvan, et ma päeva jooksul ikka mingi 3 lappi seal köögis ikka nagu vahetan, et nad lähevadki mustaks. Ja noh, mida mina teen valesti, et see on lihtsalt harjumuslik käitumine, kuigi nüüd ma natuke üritan seda muuta, sest ma olen natuke teadlikum, et ma ka mikrokiudlapiga, noh, ma ei tea, puhastan köögilauda näiteks, aga seal on, ma ei tea, saiapuru või midagi, et tegelikult pigem peaks selle lahtise mustuse koguma väikse kühvli ja harjaga ära ja siis sa tõmbad lihtsalt selle pinna
puhtaks, aga et sa seda ka mikrokihudlappi, et proovi nagu säästa ka neid lappe, nad ei ole väga odavad, nad ei ole ka tegelikult väga kallid, oleneb, millised sa endale koju soetad, aga lihtsalt, et nendest tegelikult jätkub nagu väga kauaks, et üks lapp peaks 500 pesu vastu pidama. Väga oluline on ka, onju, kuidas pesta, et aga noh, see on, ma arvan, eraldi veel vestlushommik, et meil juba on pool tundi möödas. Aga ja, et kui me pindade puhastamisele nüüd edasi lähme, et pigem mina kasutangi niisket mikrokihudlappi, enamasti niisutan veega ja mida ma teen, siis ongi see, et võtan mikrokihudlapi ja lihtsalt laotan ta pinnale laiali, enne ma nii ei teinud, et ma laotan ta pinnale laiali ja siis selle niisutuspudeliga lihtsalt käin ta niimoodi üle, voldin selle mikrokihudlapi kokku, võib-olla natuke niimoodi survestad, et see niiskus jõuaks igale poole ja siis ongi, et kui palju seda kokku voldid, kuidas sa täpsemalt kasutad. Et kui mina enne tegin, siis mul köögis oligi, noh, see on nagu suurem lapp, on ju, see on see Esta lapp, aga need Brabanti omad on vist 30x30, nad on natuke, ütleme niimoodi väiksemad, et ta oligi mul niimoodi, seisab mul alati selle pudeli peal köögis ja varem ma tegin lihtsalt niimoodi. Et ma nagu panin ainult selle ühe külje peale, aga mida ma nüüd teen ongi, et ma võtan selle lapi lahti, ma niisutan ta ühtlaselt ära ja ta jääb mul siis niiskeks. Ja lastele ka alati räägin, et ei pritsi, kui me enne pihustipudelitest rääkisime, et kellel on kodus ja tahab nii-öelda kasutada neid pihustipudeleid, siis jumala eest ärge pihustage nagu mustuse ja pinna peale, vaid pihustage lapi peale. Et see lapp kohe võtab selle endale, et kui sa selle seina peale või ma ei tea, laua peale pihustad, siis vaata noh, need aurud nii-öelda ja need kemikaalid paiskuvad ikkagi veel rohkem õhku, et pigem siis ikkagi alati lapi peale. Et lastele ma olen ka õpetanud seda, et ei vala seda lauda selle veega täis, noh, selle niisutuspudeliga, vaid et vedelik käib siia lapi peale ja siis lapiga käid ja puhastad. Et pindade puhastamine ka väga oluline veel, teine üks asi on ka see surve nüüd sellele lapile, on ju, et kui me läheme näiteks seda köögilauda puhastama, punkt 1, pühid väikse kühvliharjaga ära, IKEA-s müüakse 1 eurost halli värvi ka, mulle väga meeldib, väike hari ja kühvel. Sellega tegelikult peaks nagu selle saiapuru ära võtma sealt ja siis lähed selle niiske lapiga ja surve sinna lapi peale vastu lauda ja siis sa tõmbadki ühe liigutusega, et ei tee niimoodi segamini, vaid noh, mõelge natuke nagu loogiliselt, et me korjame mustust kokku, et kuidas iganes mina teen seda üles-alla liigutustega nii-öelda. Ja niimoodi ma saan selle pinna puhtaks ka ja mida märjem on, kas sul siis põrandapesumopp või see mikrokihudlapp, siis seda vähem sa puhastad, ehk lapp peaks olema niiske, mitte märg. Et kas siis väheniiske või niiske, pigem siis kasutage niisket meetodit. Ja niiske tähendab tegelikult seda, et kui sa teed selle pinna puhtaks, siis ta kuskil 30 sekundiga peaks ära kuivama. Et ta ei tohi jätta sulle neid rante, sest kui pind jääb märjaks, ehk on näiteks, me kasutame seda vett, on ju. Kui pind jääb märjaks, on ta põrand või kapipealne. Mina näiteks köögis näen väga hästi kohe vastu valgust, et märja selle mikrokihudlapiga olen puhastanud, on ju. Et liiga märg on lapp olnud, jäävad jutid. Aga mitte ainult see, et jutid jääksid, vaid et märg pind hakkab koguma mustust kiiremini. Ja seega, kui te mõtlete, et teil põrandad on puhtad, on ju, käite valgete sokkidega ja valgete sokkide tallad on mustad, siis tegelikult olete te pesnud liiga märja lapiga, mopiga, et jah, proovige seda mitte teha, aga ja noh, kohe ka räägime pärast natukene põrandatest, et Reelika, räägi, kuidas sina pindasid puhastad, mis teisiti kui mina? Jah, mul on natuke teised niksid, aga ma tuleks ühe jutu juurde desinfitseerimise puhul tagasi. Kui on vaja desinfitseerida, ei ole vaja desinfitseerida kõiki pindasid. Mina lähtuksin sellest, et kui teil on näiteks lastel ongi kõhugripp kodus, siis mõelge seda niipidi, mida kõige rohkem me puudutame. Me katsume lüliteid, me katsume vetsupoti nuppu, kindlasti on vetsus ju palju käidud, kraani, me avame kraani, kui kellelgi on käsipabereid, sellest ma vaevalt, et nüüd seina peal on need rätid, kus saab tõmmata. Mida me kõige rohkem puudutame, need on kõige rohkem kriitilised ja neid ma läheksin desinfitseerima, et noh, kui kodus on kaos, väiksed lapsed, siis tõenäoliselt keegi ei jõua hakata räigelt desinfitseerima, siis sa elad selle kaosega, riided, kõik läbu ja kõik, mis siit tuleb, eks ju. Et see aitab, kui nendele noh, ka nagu tähelepanu viia just nendele pistikutele ja sellistele, et ukselingid ju võetakse, kõik lähevad vetsu, võtavad ukselingist kinni tõenäoliselt, aga lappidega, minul on siis viledotooted, sellel ei ole tegelikult vahet, minul on sinised ja punased.
Minu tehnika on selline, et minul on ämber, minul on näiteks, ma tean palju, mul on 2-korruseline maja kodus, ma tean, kui palju mul läheb neid mikrofiiberlappe, no elav näide, 10 sellist lappi, läheb 2,5 detsiliitrit vett. Mina panen ämbrisse mikrofiiberlapid, just niimoodi panengi. Ja siis mina kallan kannust sinna vett peale, võtan lapid, keeran teistpidi, nad imevad selle aja peale, kui ma hakkan oma koristustööd tegema, kõiki selliseid asju, siis nad imevad selle vee ja mul on eelvalmistatud mikrofiiberlapid, ehk siis ma kogu aeg kasutan neid. Mikrofiiberlappidel minu just niks on ka see, et ma üldiselt üritan hästi palju, no mõelge, teie käsi, mul on suht suur käsi. Mina panen oma käe, et see et ma teen just et mu eesmärk on kasutada selle mikrofiiberlapi puhast pinda, mis tähendabki seda, et kui palju pindasid ma saan sellest kasutada, et kui ma siit seda pinda nagu teen, et siis ma ju keeran ümber, kasutan ju teist pinda, et noh, see tuleb käe sisse, kui seda kogu aeg teha, kindlasti mitte nagu seda ja siis sa lihtsalt nagu nühid, et see lihtsalt noh, sa liigutad seda mustust ühest kohast teise. Ja siis noh, see tegelikult on hästi nagu lihtne, kui seda nagu teha, et väga paljud ka, et no mul ei ole aega mingit sellist liigutusi teha, noh endal on kuidagi käe sees, et ma üritan võimalikult lihtsalt, võimalikult efektiivselt koristada ja siis ma kasutangi, mul on need ettevalmistatud lapid ja mul on ka samasugune pudel nagu Maria, mul on ka vesi üldiselt, mul on ka vileda oma täpselt samasugune, et kui on vaja, aga üldiselt ja mul on ka see, et Maria ütles hästi, et kui sa teed märjaga, siis sa pead selle pinna ära kuivatama. Et sinna hakkab mustus tekkima ja tegelikkuses see, et kui ka palju kemikaale kasutada, mõeldakse, et noh, mida rohkem lõhnab ja mida tugevam on, seda parem on. No tegelikult ei ole nii, selles mõttes, et sinna hakkab kihistuma see mustus ja siis me vajame juba mehaanikat, et seda nagu teha. Et mikrofiiber nii nendel materjalidel kui noh, põrandate pesu juurde me jõuame, aga ei ole nagu sellist vajadust ja siis ma kasutan hästi palju ka veel muidugi sellist, no kindlasti Eestis on ka midagi, noh, ma ütlesin, et on kõik viledatooted, sellised pika varrega, ma näiteks mõtlen seinade puhastamist või sellist, no kindlasti ma mõtlen oma randmete peale, ma ei jaksa nühkida seda. Et kuidas ma saan lihtsamalt, on see nagu niks? Just vaata sinna tabelisse ma öösel, mul tuli meelde ka veel, et ergonoomikast üldse ei rääkinud ja hästi suur asi nüüd nagu minu jaoks pärast seda kursust, et kuidas ergonoomiliselt töötada nii, et ma ei tee endale liiga, onju. Et selle seina pesemine on see teadus on ja kuidas pidi sa pead seisma, kuidas sa seda moppi peaksid hoidma, kui sa teed selle mopi komplektiga seda. Aga üldse jah, et igapäevaselt, et kui te puhastate lauda, ma ei tea, toetage enda käsi, et te teete, noh, toetate natukene ennast, kui te teete nii-öelda nagu käsi ei tohiks minna südamest ülespoole, onju, et kõik, mis on ülespoole, siis tuleks teha mingi teleskoopvarrega näiteks. Et mõelge sellele, et kui te teete altpoolt, kükitage, et noh, koristamine peaks toimuma võimalikult sirge seljaga, et me ei teeks endale lihtsalt liiga. Sest kui ma olen ka nüüd käinud koristamas, onju, kuna ma rääkisin, ma pakun seda puhastusteenust ja ma olen koristanud niimoodi, et igimull otsa ees, noh, lihtsalt tempoga panna, aga ma olen kogu aeg mõelnud nagu kuklas, et nii, oota, kas ma olen õige võte, et kuidas ma põrandat näiteks pesen, et ma vahetan vahepeal kätt, et ma ei oleks kogu aeg, mul ei tekiks seda staatilist nagu hoiakut, mis noh, teeks mu kehale ikkagi liiga, onju, et pigem see peab olema lihastele ka hea töö, et ma ei tohiks tekitada endast pingeid, sest pärast muidu sa oled täiesti nagu läbi, onju. Ma olen ka läbi olnud, aga noh, see on sellepärast, et ma panen nagu turbot. aga just, et kui kodus ka koristate, et kui te teete seda nagu mingit suurt nii-öelda koristuspäeva, siis mõelge alati sellele, et vahepeal kas puhkate või et seljale liiga, et mina tean, et mul on kohe selg näiteks läbi. Et ka see ergonoomika on väga oluline. Ja võib-olla ka öelda, et need ajad on läbi, ämber ja vesi, et see randmetest lapi kuivaks, te ei saa seda lappi kuivaks, et nüüd on eelvalmistus on nendele, noh, siin on nii palju ju ämbris vesi läheb äkki ümber, lapsed jooksevad, me oleme kõik üldiselt pereemad, isad, eks ju, ma arvan, võib-olla mõni mees ka kuulab, et see vee ja lapiga ja T-särgiga pesu on läbi, et ja see maas küürimine, et see koristamine on tegelikult meeldiv, noh, kui see nii-öelda need nipid selgeks saab, et noh, tegelikult on vähe, noh, mida iganes, noh, pindade puhastamiseks, mul on veel selline, mul on näha, mul on 2-korruseline maja, mul on vaja sealt ülevalt teha, et see on selline, panen varre ja noh, kannangi ja nagu näha, mikrofiiber, jälle mikrofiiber pind, et mitte midagi muud. Noh, võib-olla veel mainiks ära klaaside jaoks on mul selline õhuke, see on selline paks,
võib-olla ei nii meeldiv, aga siis on selline klaaside jaoks olemas. just väga hea, et sa tõid klaasid sisse, et klaaside puhastamiseks ka. Mina tahan küll öelda, et ärge palun ostke neid klaasipesuvahendeid, ainult auto sisse seda sinist vahendit on ju. Kodus ei ole vaja, sa võtad selle klaasipesulapi, kus ma lapi tegin, mida mina teen, on niimoodi, et noh, ma ütlen ka selle ära, et ärme topi neid, ma ei tea, neid lappe ega ka neid tekstiilimoppe, mida sa paned nagu põrandapesuks, sinna vee alla, et niisutame seda. Kas siis, kui sul niisutuspudelit pole, kraani alt võtad niimoodi peopesa peale ja teed niimoodi. Tee kasvõi seda, aga ära pane teda vee alla, et noh, sellel ei ole pointi. Aga mida mina teen klaasi puhul näiteks on see, et ma teen lihtsalt ühe otsa niiskeks selle niisutuspudeliga, ühe otsaga pesen, teisega nii-öelda nagu kuivatan, on ju. Et kui mul on mingi kohtpuhastus näiteks peeglite või akende peal vaja teha, et ülihästi toimib lihtsalt veega, sa saad selle klaasi peegli puhtaks, et üldjuhul ei ole nagu tarvis, aga kui on ikka pesta vaja, siis on pesemine ja pesemine tähendab seda, et kõigepealt märjalt ja siis kuivaks, et alati tuleks seda teha, sest noh, kui ma olen ka rääkinud eelnevates vestlushommikutes ja jaganud igal pool, et meie näiteks iga õhtu, kui me käime pesemas ära duši all, siis me kuivatame ta ära. Meil on valged plaadid, meil on juba niimoodi, et ma ei tea, iga 2 kuu tagant ma ikkagi tahaks nagu teha mingit süvapuhastust sinna, on ju, aga ma hoian seda selles mõttes nagu lükkan edasi kogu aeg, sest ma kuivatan iga õhtu selle tasapinna kuivatajaga. Noh, see klaasikuivataja, sellega ma kuivatan ta ära. Et see tegelikult annab väga palju ja ma ka selle mikrokiudlapiga, meil ongi üks mikrokiudlapp dušinurgas nii-öelda ja sellega kuivatan ära selle duši osa, mis on seina küljes, segisti osa, et oleks sihuke ilus ja läikiv, on ju. Et selle koristamise üks oluline asi on, et mitte, pinnad ei tohi jääda märjad, et kuivatage, kuivatage, kuivatage. Ja Reelika, on sul veel midagi lisada või lähme põrandapesu juurde? Võime minna, jah, võib-olla veel, mul on üks selline, noh, jälle ma ütleks, et see, et meil on, ei tähenda, et minge ja kõik hankige, noh, mul on ka tegelikult see korv on pisike, mida, ja ka mul on veel ka selline käsimopp, mida on kare, kaamera ei taha hästi suumida, no ei taha. Kare Selles mõttes see blur background, sellepärast. Nii. jah, et selline karepind on näiteks diivanite peal on karvad, et ma ei taha oma Dysonile nii-öelda hääli sisse panna, et siis ma juuksekarv, tütrel tuleb palju juuksekarvu ja siis on, noh, see on selles mõttes selline uus mikrofiiber selle vileda toodetele, et noh, samamoodi laua ääred, nurgad, noh, mul ei ole väikseid lapsi, aga lasteaedadeski väiksed lapsed, toolid ja kõik sellised asjad, et kui on vaja nii-öelda üks asi on pinna puhastamine, aga me vajame ka mehaanikat, et kui ongi nagu laua peal on toidujäätmed, noh, need ei lähe ära, siis on meil vaja juba siis ongi enda käe juba jõudu selleks, et nüüd on vaja nagu teha mingit võtet, noh, mina kasutangi, see on kare, et seda kasutatakse palju vannitubades ja kasutangi vannitubades sellist, see on kare, see nii-öelda on selline mehaaniline nagu võte juures. Ja enne, kuna me oleme siin Eestimaal ja Reelika vahepeal võib-olla ei tea õigeid sõnu, siis seesama asi, mida Reelika näitas, sinul vaata murdus ta nagu 3-ks, on ju. Et see on siis, selle nimi on mööblimopp, kui keegi tahab kuskilt hiljem guugeldada ja neid nii-öelda sukkasid, mis sinna külge lähevad, ehk siis ta on ühelt poolt on lahti. Neid on ka mitut erinevat, et on karvasemad ja mitte karvasemad, aga noh, ka ikkagi mikrokiud, et keda huvitavad. Minul on ka olemas, et väga hea, siia saab ka veel teleskoopvarre panna, kui kuskil kõrgemalt on vaja midagi puhastada. Ma näiteks teen sellega neid ventilatsioonitorude ääri ülevalt laest, et ma ei peaks minema laua peale, et varem läksin laua peale mikrokiudlapiga, aga nüüd ma saan sellega või näiteks riidekapi pealt või ka siit, mul on siin on ka üks kapp, et ma ei peaks kasutama mingit treppi nii-öelda väikest või tooli, et oleks natukene mugavam. See on radikate vahele, noh, minul on selles mõttes hästi, et see tõesti läheb nii palju, et see läheb ikka siis nagu räigelt palju, aga mis firma oma, kas sul oli Vikan? See on ju ka Soome, et täitsa selles mõttes, et neid on palju jah, aga ma seda... Sinu oma on ikkagi vileda? Jah, lihtsalt see, et no ma arvan, et ega teil saab ju samamoodi, nagu sina oledki toonud, kust ostad neid, et noh, ega Eesti liigub ju, on ka samamoodi saab, et noh, kõige lihtsam ongi see, et ostad Ziffi poest, aga et nende muude toodetega, et noh, jah, ei ole enam vajadust, aga jah, radikad on ka mega hea sellega teha või sellised kitsad kohad, kuhu võib-olla, ma ei tea, voodit ei liiguta, pääseb kuskile, et need on selles mõttes head. Et jah, tehke enda elu lihtsamaks on ju puhastamisel, et nii-öelda enda jaoks valige õiged tarvikud, et mul on selline
ma sain selle kotikese kätte, mul on siuke koristuskotik, kus sees mul on igast asju, et mis näiteks veel on hea, mis mina nüüd endale ostsin, ma ei tea, kus mul see talda mul vist ei ole siin, aga on selline esitald oli, oota ma vaatan, on ikka, et näiteks kui dušiseinte smartphone'ist rääkida, mul on selline tald, millel on sellised nagad, siia külge paned hõõrupplaadi, puhastustarvikute poodides müüakse, mida heledam või nagu, mida jah, nii-öelda heledam värv, seda pehmem ta on, et valge kõige pehmem, et kui panete selle happe sinna plaatide peale, sellega saate küürida või klaasi peal näiteks, sellega küürid mehaanika ehk siis tugevus sinna vastu ja pigem tehke siis mitu korda, et saate selle klaasi pealt kasvõi selle, need veejäljed katlakivi maha, et ka mingi väike abivahend tegelikult, aga aitab nagu ülipalju, et mõelge, mis teie elu lihtsamaks teeb. Saunades ka väga hea kasutada, saunas, minul on punane näiteks selline. Jah, punane on nagu astmelt siis jah, järgmine tugevus. Aga lähme pindade või nende põrandate juurde. Aeg ju surub meile peale, et me küsimuste juurde ka jõuaksime. Aga põrandad minu jaoks täpselt sama asi, nagu on tavaline, ma ei tea, laua või köögi tasapinna pind. Ehk siis loogika on see, et mitte märg asi. Ja kui ta on märg asi, ehk kui sa teed põrandale pesu, siis see peab nagu kuivatama. Ma alati ütlen ka inimestele, et kui sa teed seda, et sul on see mopp ja ämber, et nüüd minge nüüd pärast seda vestlushommikut, kes niimoodi teeb, minge, tehke, võtke mingi meeter korda meeter ala endal kodus on ja tehke selle märja mopiga ja tõmmake selle tasapinna kuivatajaga ta puhtaks. Te näete, milline mustus sealt tuleb. Ma pean pärast vist jagan seda videot ka, kus ma olin ühes korteris, mida ma puhastasin ja see oli köögipõrand. Ma tegingi meelega märja mopiga, märja siis selle põrandapesumopi tekstiiliga, siis mul käsitsi maas, tegingi nagu, et videot saada, tegin märjaks ja tõmbasin selle tasapinna kuivatajaga ja siis pärast vaadake Instagrami, ma panen selle siis pärast ülesse, et kuidas ma tõmban ja ma tõmban musta vett. Ta näeb ju ilus, inimesed tahavad seda, nagu ta on märg, et ma pesin, aga tegelikult jääb sinna kohe, see mustus jääb maha, sa ei tõmba seda mustust ära ja mida mina näiteks just kasutangi kodus, mul on olemas ühesõnaga mitu moppi, mul on olemas siis selline haakuv mopitald ehk siia ma saan panna siis tekstiili, mis haakub siia, sest see on nagu siuke krõpsud on ju. Aga ma ei kasuta seda enam põrandapesuks, et ma panen siia küll selle tekstiili peale, aga ma panen siia siis, ma kasutan seda õlilappidega ehk ma panen õlilapi otsad siia lihtsalt kinni. Mulle lihtsalt meeldib sellega kasutada, kuigi mul on olemas ka põranda kuivataja pühkija. Meil on nii, vaata, kuidas see on soome keeles, tal on mingi naljakas nimi. Latti ja kuivain, lastaks. Lasta. Mul ka see Koltsel oli üks äge tüdruk, kes oli ka Soomes töötanud, ta rääkis ka, kuidas ta räägib, et põranda kuivataja pühkija, siis tal ema vist ei saanud aru, siis no lasta, on ju. Et nemad koos olid Soomes töötanud. Et aga mul on ka kodus olemas, mul on veel üks põranda kuivataja pühkija, mida meil on lihtsalt duši nurgasse, et iga õhtu ka nagu Ragnar tõmbab sellega veel põranda ka puhtaks. Aga ülihea variant kasutada ka lihtsalt mopi jaoks, et mul ei ole kahjuks seda tekstiili te näete, aga ta on suht sarnane, ütleme selle asjaga, natukene laiem mikrokiudlapp. Sul on selle jaoks sapaksi jaoks või? Et neid on erinevaid vaata tekstiile, ühesõnaga see on nagu sukk, et ta on mõlemalt, nagu ta on nagu toru, aga mõlemalt poolt on nagu augud on ja, et sa tõmbad ta lihtsalt siia vahele kinni. Ja siis, kui sa teed, siis sa alati nagu tõstad edasi, et kes on näinud, kuidas ma õlilappi kasutan, et samamoodi põrandapühkis, mulle meeldib. Või jah, Reilikal on see mikrokiudlapp lihtsalt, mille sa saad ka ühe otsa paned kinni, kui sul ei ole sihukest nuppi, mul on vähemalt kontori laua juures on ja, et ei pea olema neid spetsklambreid, vaid et ka need klambrid, paned sellega selle mopi kinni siia, et ühe otsa paned kinni, fikseerid ära ja siis seda mikrokiudlappi. Reilikal oli hea see lapp, kus on nagu jooned ka, et sa saadki mingi jälle sentimeetri edasi lükata, et oluline on see põrandapesul, et ärge arvake, et see terve see tald peseb, tegelikult ei pese, sul on ikkagi see äär on sul siin, mis sul kogub seda mustust ja see ongi oluline, et me tõmbame selle mustuse siis nagu kokku, et selle sapaksiga, põrandakõivat pühkja, lihtsalt sapaks on see bränd nii-öelda, et sellega sa tõmbad selle ääre, lähed niimoodi ja tõmbad puhtaks, et kui te ka kasutate ükskõik mis moppi, siis mõelge lihtsalt selle peale, et
üks pool on see, mis teil seda mustust kogub, et me tõmbame selle maast ära, et ärme lihtsalt tee seda põrandat märjaks, vaid tõmbame selle niiske tekstiiliga selle põranda puhtaks. Ja väga oluline on ka see, et sul oleks siis hea pikkusega varrs, et kui me rääkisime enne ergonoomikast ja mida mina enne ei teadnud, nüüd ma nagu teen seda teadlikult, kui ma koristan enda kodu või kliendi kodu, et kui sa puhastad, siis pane see mopi varrs endale siia lõua ja nina vahele, et siis ta on õige pikkusega. Sa õpetad kohe ennast üle, et sa hoiad õigest kohast nii-öelda, et sa ei hoia liiga all võib-olla seda mopi vart, et ei oleks liiga lühike see mopi varrs või ta ei oleks liiga pikk, et siis ta hakkab pigem just koormama. Vaatan, ja põrandapesu, mida mina teen, ongi siis see, ma kasutan seda Sapaxi mopi komplekti, aga õlilappi siis eelnevalt, et enne kui ma hakkan põrandat pesema, siis ma käin õlilapiga kõikvõimalikud kohad üle. Ja tegelikult ma pesen üliharva tervet põrandat, sest pole lihtsalt vaja. Kui on vaja, ma teen kohtpuhastust, võtangi mikrokiudlapi, teen ta natuke niiskeks ja lähen ja puhastan selle pleki sealt põranda pealt ära. Aga näiteks, kui on olnud mingi, ma ei tea, kas pidu, et külalised on külas ja on seda käimist rohkem olnud, või kui ma saan ise aru, et mu valged sokid on juba mustad kodus ring käies, siis ma teen ka selle, et ma teen õlilapiga ära, ehk ma kogun õlilappidega, kõigi veel ei teadnud, mul on blogis ka olemas postitus õlilapi kohta, et õlilapp, see on nüüd Esta brändi oma, väga hea viis korjata igasugune väiksemgi mikrotolm kokku ja pärast seda, kui ma olen sellega kodu üle käinud, hea kasutada lihtsalt pindade puhastamisel tolmust. Kui ma olen sellega ära teinud, siis ma teen selle mopi tekstiili niiskeks, ma ei pane teda vee alla, vaid ma niisutuspudeliga niisutan ära ja siis panen ta selle põranda kuivataja pühkija külge ja hakkan sellega kõik toad käin järjest läbi. Ja samamoodi see põrandapind ei ole märg, vaid sa näed, et ahah, ta helgib õrnalt märja nagu niimoodi niiskena ja ta kuivab tegelikult väga ruttu ära. Et ka kui jäävad näiteks siin keegi kirjutas ka, et tal on tumepruun töötasapind, hallikas kiht kuivadest peal. See ongi see, et tuleb kuivatada, et liiga märg mopp ilmselt olnud, et kui sa näed ka vastu valgust pärast, et on mingid jäljed jäänud, siis tegelikult seal on mingi kiht. Et mina näiteks põrandapesu puhul ka ei kasuta mitte midagi muud kui vett. Ja kui sa kasutad võib-olla midagi muud, siis see hallikas kiht võib samamoodi olla ka mingi aine, mis on sinna jäänud. Et kihtki jääval nad latustavad. Et ja nagu ma ütlesin, ma tihti ei tee, ma teen siis, kui tõesti tarvis on. Nüüd ma pean minema lastetuppa põrandaid pesema, me panime eile lastased kõik kokku, koristasime nende toad ära, nad läksid isa juurde ja ma nägin lihtsalt, et põrandad vajavad nii-öelda pesemist, aga mitte siis märga pesu, vaid just seda, et ma lähen selle niiske mopiga teen puhtaks ja ma pärast ju pean nägema, et sinna ei jää mingeid jälgi. Ei ole seal nagu mitte mingit mustust, ei ole seal mopi jälgesid, vaid et ta peab nagu olemagi kuiv ja puhas. Reelika, kuidas sina puhastad, millega puhastad? Mul on ka see lasta, mul on see samamoodi olemas. Noh, ma võtsin varra ära, muidu ehiks sellega. Aga see on siis 50 sentimeetrit. Jah, neid on erinevaid pikkusi ka, et vaadake ka, kui teil on, see on nüüd sul 35. Ja, et kui suured pinnad teil on, et ärge neid kõige suuremaid võtke. Ja 75 ja 120, et teil ei ole tõenäoliselt selliseid suuri koridore ja et noh, siis kui koridorid või selline, siis ei kehti see reegel, et see on nina ja lõua vahel, siis on see nabani, sest siis sa lükkad seda ja noh, mis ka veel kui moppi kasutada, et ise see nii-öelda ei jää vahtima seda, et pigem ette, ma lähen sealt, ma pean sealt minema. Hästi palju endal on seda essi ja käte vahetamist, aga jah, noh, see on selles mõttes nats keerulisem, et jah, puhas pool peab olema. Ja see, et mõni ütleb, et no kuidas ta ju jookseb maha siit, jah, need klambrid on olulised, aga kui ma väga laisk olen või mul eriti kiire on, siis ma kasutan jah seda ja miks see on selline karvadega. No alati, kui on karvad, see tähendab seda, et sellist lahtist, noh, meil on seda purustatud graniiti hästi palju, kivid tulevad tuppa. Et see võtab lahtist nii-öelda purud ja kõik sellise lahtise prügi nii-öelda põrandalt ja see on mikrofiiber, see on ka muutunud nii-öelda viledal, aga mul on samamoodi siis 50 sentiline põranda see
see nagu mopi tald on äkki see siis või noh, mul on parketid, ma pean eriti tähelepanelik olema, et ma tuksi ei keera selles mõttes, et ei ole liiga märg, ma eeldan ka ise endal, et see on niiske pigem ja minul on see, et see on kuskil 10 sekundit. ma näen, et okei, et mitte niimoodi, et kui ma näiteks teen köögi ära, ma hakkan elutuba tegema, ma vahetan moppi ja seal on sama see, et ma valmistan need sinna ämbrisse ette. ma lihtsalt näen, et see on nagu mugav ja ka see, et ma võtan kogu aeg uue, mul on need puhtad olemas ja ma lähengi, köögis on oma, elutoas on oma, lastetubades on oma, et ma kogu aeg vahetan neid, mitte sellepärast, et elamine must, noh, kindlasti on ka, aga et noh, kuidagi, et minu eesmärk on ju puhastada, Just. koristada, saada seda Koristamise eesmärk ongi see, et saada see mustus ära ja jätta pind puhas. Ja kui sa teed seda vaata heade asjadega ja õige tehnikaga ja õigete vahenditega, siis tegelikult see hiljem ka säilib kauem. Et ta peaks ikkagi säilima kauemat aega, et sa ei pea nii tihti puhastama lihtsalt. Sest noh, ongi see, et kui sa teed märja mopiga, sa näed kohe pärast, et mis asja, mingid jäljed, vaata, ma pean jälle puhastama, noh. et siis jah, et siis mul on endal ka see, ma olen liiga märg on olnud või enne külalisi või kuidagi sellist, et aga ma ei tea, nagu endal ka toimib, et just pigem see aeg võtta nii-öelda, et ei jää pinnad liiga märjad, et noh, eriti ma mõtlen mustasid, kui musta värvi ju seal on ka ju kõik näha ja hallid ja need tõmbe nagu kohad, et jah. Et ma korra vaatan ka need küsimused kõrvalt ära, et Keitlin küsiski, et kui on tumepruun töötasapind, hallikas kiht kuivades peal, olen kogu aeg puhastanud seda valesti, et ei kuivata. Jah, ütlengi, et liiga märg mopp on olnud, või lapp on ju, kui me räägime sellest töötasapinnast, siis on sul lapp on, millega see on olnud liiga märg ilmselt, kiht jääb peale, pigem on see, et tee ta vähem märjemaks, ehk siis teeme niiskeks ja lihtsalt suru enda seda nii-öelda tugevust sinna peale ja tõmba see mustus kokku. Teine variant on see, et näiteks proovigi see, et tee märjaks ja tõmba tasapinna kuivatajaga. Noh, see klaasi nii-öelda kuivataja, mida me kogu aeg ikkagi klaaside peal tavaliselt kasutame, et tõmba sellega, sa näed, kas sealt tuleb see mustus kokku, siis ta peaks pind puhtaks minema. Ja tihti on põrandate peal samamoodi, et sul on need ained võib-olla sinna peale kihistunud, see mustus on kihistunud ja iga korraga sa pigem saad seda nagu sealt järjest lahti. Aga soovitangi ise samamoodi pigem selle esimese korraga, et ei tuleks seda, et ma pean tagasi minema ja kuivatama hakkama neid pindasid. Ja võib-olla enda niks on veel ka see, et mina käin Dysoniga üle. Kõigepealt võtan nii-öelda kuiv, et lahti saada sellest igast purudest ja mingitest sellistest asjadest. Meil ka üldiselt ikkagi elutoas süüa ei või, aga ma tean, et kui mind kodus ei ole, siis lapsed sinna salaja ikkagi lähevad. Reeglid on rikkumiseks, et käin üle ja siis ma tean, et kui ma koris hakkan nii-öelda märga niiske lapiga tegema, siis ma lihtsalt, muidu on see, et seda küpsisepuru, mida iganes sellist ju, see mikrofiiber ju tõmbab, imeb endasse, noh siis lihtsalt sa pead need lapperid tihedamini vahetama. Minu jaoks on see, et enne kuiv ja siis märg. Ja et ükskõik mida te puhastate, pesete, mis iganes, alati kuiv mustus enne ära ja siis lähme selle niiske või märja asjaga sinna toimetama peale. Et kui toon lihtsalt võrdluseks selle, mõelge alati selle peale, et kui te hakkate diivanit näiteks puhastama, siis 70% teie tööajast peaks kuluma sellele või näiteks autotekstiili seest. 70% ajast peaks kuluma sellele, et te lihtsalt tolmuimejaga imete seda tolmu ja seda mustust välja. Sest kui me sinna peale paneme ainult nagu selle vee või mingi aine ja hakkame puhastama, siis tegelikult me tekitame mingi mudamülka sinna ja sellest on väga raske nagu lahti saada, et siis veel rohkem kinnitub see plekk ja see mustus sinna. Et seega enne kuivalt puhtaks, ehk mina kasutan seda õlilappi, see ei jäta õliseks, vaid ma tõmbangi selle tolmupuru, ma ei tea, liiva, mis iganes on puhtaks ja siis lähen alles puhastama siis selle niiske mopiga. Ja Liina küsis, et mis firma või kust oled selle mopi talla ostnud? Mõlemad mopi talla ei ole. Ühesõnaga, puhastusimport on see, kust mina enamasti asju tellin, ehk see Sapaks, see, mis ma rääkisin, kuhu läheb see sukk külge. See musta värvi ja rohelist värvi on neil, must on siuke limited edition on ju, et see on siis puhastusimpordist, veebis saate ka tellida, Tallinnas on siis pood ka, saate sinna koha peale ka minna, kes on Tallinnast. Minul on 50 sentimeetrine, jah. Aga selle talla haakuv mopi ma olen ostnud Pärnust ühest puhastustarvikute poest ja ma isegi ei mäleta, palju see maksis. See Sapaks on nagu kallis investeering, et äkki koos varrega mingi 70-80 eurot äkki või.
ma enam ei mäleta, aga muidu jah, on mul see selline mopitald, see ei tohiks olla väga kallis, et kui sa nagu ainult enda jaoks nii-öelda koristad, puhastad, siis väga kalleid asju endale koju ei pea ostma, aga valikegi need, et mis sa näed, et on noh, võimalikult hea. Et kui me korraga sinna põrandapesu juurde tagasi lähme, et noh, nagu Reelika ka ütles, et unustage ära nagu see ämber ja vesi, et ärme nagu lähme ostame neid, neid komplekte, kus on see ämber kaasas, et seda ei ole vaja. Minge poodi, ostke see üks teleskoopvarr, saate igal pool kodus võib-olla veel kasutada teiste, saate teleskoopvarta, mis sa paned mopi külge, saad ka siia külge panna, et valige nagu sellised tööriistad, mida te saate mitmes kohas kasutada. Ja lihtsalt varuge neid mikrokiudlappe, mis ka sinna põranda puhastamisel siis saate kasutada. Et ei ole vaja minna osta endale mingi nii-öelda see komplekt, kus on siis üks tekstiil lihtsalt kaasas on ja pärast pead võib-olla lisaks osta, nagu Reelika ütles, et tal on vaata mitu põrandapesu tekstiili, mida ta vahetab siis on ju. Et ja Reelika veel küsib, et kui ma kasutan sun cleanerit dušinurgas, siis millega pärast neutraliseerida. Kuna sun cleaner on hape, siis noh, mina soovitan lihtsalt, et kui sa koduselt kasutad oma dušinurgas, pesed ära ja puhastad ära sun cleaneriga, loputad ära veega, siis tee lihtsalt mingi kausi sisse või ma ei tea, kannu sisse, noh, selle niisutuspudeli sisse on raske teha, sest et sooda päris hästi ei lahustu, et ta jääb ikkagi, ta ei ole nagu suhkur, et lahustub ära vaata selles soojas vees. Et pane lihtsalt vesi ja sooda kuskile kaussi ja lihtsalt siis kas kalla või niimoodi nirista nende kohtade peale, näiteks just see duši segisti, kuhu vahel ta võiks jääda või ütleme põranda need vuugid või noh, seinavuugid, et ta ei teeks vuukidele see happe liiga. Et täiesti sellest soodaveest ma arvan, et nagu piisab. Aga jah, neutraliseerimine ei tähenda seda, et sa nagu neutraalse ainega nagu neutraliseerid, vaid siis tegelikult aluselise ainega tuleks neutraliseerida. Aga võtame nüüd küsimused, sest kell on 10, tund aega on möödas. Ja esimene küsimus on sihuke. Mattide, köögikappide uste puhastamine. Kas on mingi vahend, mis päriselt näpujäljed ja veepritsmed maha võtab? Kas saaks neid kuidagi hooldada, et jäljed nii kiiresti peale ei hakkaks? Ehk siis matid, köögikapid või üldse matid, kapid. Ja nendega on minul endal ka probleeme olnud, sest minul korteris olid matid köögikapi pealsed või noh, need kapi uksed siis. Ja mida mina tegin, oli ka see, et ma proovisin siis selle niiske mikrokiudlapiga puhastada. Aga see ei andnud tulemust, noh pärast ma sain aru, et mehaanikast jäi puudu, ehk ma oleks pidanud nagu tugevamini tegema, et tegelikult täitsa piisab ka sellest. Aga üks asi veel, mis mul aitas neid õliseid näpujälgesid näiteks sealt ära saada, oli melamiinsvamm ehk siis see valge svamm. Mul on ka kuskil siin kotist olemas, et sa teed selle niiskeks või noh, vee all teed melamiinsvammi märjaks. Mul on tehtud ka siuksed väiksed tütikesed, et kui te võtate suure käsna, siis mina lõikan ta alati kas 3-4, teed selle vee all märjaks, siis pigistad ta kuivamaks ja siis lähed küürima, aga see on abrasiivne, nii et olge ettevaatlik, et ta minu köögikappidel ta ei teinud mitte midagi, aga seda ma sain nagu niimoodi, et ma seespool kapil kuskil küürisin hästi kõvasti, et näha, kas ta teeb talle liiga või mitte. Aga muidu peaks täitsa piisama sellest niiskest mikrokiudlapist. Nii, Reelika, kuidas sina puhastaksid? Selle melamiimiga minul endal seda ei ole või noh, võib-olla mul on ikka tegelikult kuskil kasti põhjas see, aga võin öelda, tööalaselt kogemus on, et disainer, noh, Arteki laudadelt läks see puidu osa, et tõesti proovige mitte keset lauda või kuskil, et see ei kahjusta teie pindasid. Mega hea abivahend kindlasti just küürimisel, aga noh, minul on endal ka matt, valge matt on, aga no kuna käsi üldiselt ju, meil on rasvain alati käte küljes ja siis minul on selline hästi õrn Fire'i selline lahus, kus ma nagu käin üle, aga noh, ka ikkagi niiske, et kohe, kui on märje või kui lähen nagu, et võtan kähku ära, no see kähku on tavaliselt see, et läheb 2 korda rohkem aega. Et aga ja vesi läheb ka, aga noh, sellist hooldusvahendit ei ole, et noh, et ei tekiks neid enam, et noh, see on lihtsalt kätes rasva, mul on nahudki mattpind, et noh, näen, no nii sõrmejäljed on. Ja kui ma alguses rääkisin, et on happe neutraalsed ained ja aluselised, siis aluseline aine on see, mis siis seda rasva aitab, eemaldab paremini, aitab nii-öelda lahustada seda pinna pealt, et siis võib-olla jah, et niiske aluselise ainega teha see lapp niiskeks, et kui ta sellele pinnale midagi ei tee.
üldpuhastusvahend, noh, mul on nüüd ju selline universaalne, põrandaid saab teha ja ta nimi on tegelikult selline neutraalne põrandapesuvahend madala vahuga, aga noh, Jontech 300 on ta selline, aga ja ta ei lõhna eriti üldse, aga noh, üldpuhastusvahend, et kui mul ikkagi näen, et on nagu sellist pinnale jäänud, et siis noh, vesi iga, ma ei taha võib-olla nii seda mehaanikat, aga no mehaanika, mis siis tähendab ju harjad, nõudepesuhari, väiksed harjad, nüüd on igasuguseid, kõiksuguseid harjatüüpe ju, et see on mehaanika, siis kuidas ma teen, mul on nagu vanem vannituba, põrand samamoodi harjaga, täitsa harjaga teen. Vaatan, et Evelin veel küsib vahele, et kas õlilapp ei kahjusta tõenäoliselt värvitud lauda, aga melamiinsvammiga on suurem oht. Just hiljuti puhusin küünla ära nii õnnetult, et laua peal on tahmane küünlarasv. Õlilapiga selles mõttes, et ma sinna küll ei läheks, õlilapi ma ei näe pointi. No melamiinsvammiga sa võid loomulikult ära ta kriimustada jah, sest et kui ta on veel puit, siis ta ilmselgelt teda kriimustab. Küünlarasv, noh. Kas sa kuuma veega oled, minul on näiteks, kui küünlad sulavad nendesse igasugustesse, mul on ka, mu fänn on küünlaid, siis mul on kogu aeg seda küünlarasva igal pool ja siis mina võin täitsa kraanikaussi, siin on koht, et siis küünlarasvas on ju rasva, ma kuuma veega, noh, nii kuum on, et aga noh, laua mida mina, Evelin, teeks ja teen ka ise, on see, et kui sul on seal tahmane küünlarasv, võta naiselikult enda föön ja ei kasuta fööni kuivatamiseks, vaid et sa teed selle pinna kuumaks, ehk see rasv tuleb ära. Proovi see rasv majapidamispaberiga ära saada ja siis ütleme näiteks nõudepesuvahendit vaata kasutada, et sellega puhtaks pesta, aga vaata siis mingi noh, selline, ma ei tea, kas sul on svamm või hari, et sa ei kriimustaks, on ju. Et siis sa peaksid selle rasvase tahma sealt ära saama. Et ma alustan fööniga, jah. Et mina ise näiteks, kui on need ka klaasid, mille sees on küünal olnud, et ma tegin ka vanasti selle veega, aga ta ei andnud nagu tulemust, vaata, sest fööniga mulle meeldib sellest, et ma teen ta fööniga nagu kuumaks ja siis ma majapidamispaberiga vaata võtan ära, siis teen jälle kuumaks ja noh, et nagu kordan protsessi senikaua, kuni ma näen, et kõik see rasv on sealt ära tulnud, siis ma panen ta nõudepesumasinasse, lasen selle programmiga ta puhtaks, et siis on ta tulnud nagu ilusti ära ja vaata, ma just olen kartnud seda, et ma lasen nagu torustiku pärast selle, on ju. Et ta enne, noh, osade puhul annab küll tulemust, aga väga hea küsimus muidugi, Evelin. Aga proovi jah, et ühesõnaga kuumaks, et see rasv lahti saada ja siis pese mingi aluselise ainega ehk siis nõudepesu mingi vahendiga. ja ära mingi kõva metalliga sinna kallale mine pigem jah, muidu rikud laua ära. Ja anna siis pärast märku, kuidas sul puhtaks sai, tulemus nagu on, et puhtaks said. Nii, vaatame järgmise küsimuse. Kuidas ja milliste vahenditega hoida korras vannitoa niinimetatud klaassein, plastiksein? No lähmegi sinna selle juurde, et mis mustus on, mis pinnal on ja. Pinnaks on siis klaas või plastik ja kuna me räägime vannitoast, siis on seal ilmselgelt katlakivi veest tingitud ilmselgelt mingi kasvukoht mikroobidele on ja kui me rääkisime ka kuivatamisest enne, et sanitaarruumides hallitus, silikooni, kõik kohad need hallitus on täis, et see kuivatamine on väga oluline. Aga kuidas hoida korras, noh, hape on see, mida ma kasutaks puhastamiseks. Kui on nüüd dušinurk veel eraldi, kus on see äravoolu koht, kuhu see vesi läheb, kuhu lähevad ka siis kõik need rasvalised asjad, me peseme juukseid, me peseme keha, et seda kohta pigem aluselise ainega, et saada sealt ka see rasv lahti on ja aga korras hoida ongi, käid duši all ära, osta endale, maksavad ka ülivähe, mingi see tasapinna kuivataja, see klaasikuivataja, kuidas iganes kellelegi meeldib seda nimetada ja jäta see kuskil dušinurga lähedale, kui käid duši all ära, tõmba puhtaks see klaassein, plastiksein, on ka, ma tean, need nanokaitseained, et osadel pärast nagu puhastamist sa saad ka panna mingi kaitseaineid peale, on see klaas, on see need vuukidele pannakse, nendele keraamilistele plaatidele, aga mina ei ole neid kasutanud, mul nagu ei ole olnud vajadust ja samas on mul ka osad inimesed, kes on näiteks kursusel olnud, on jaganud seda tagasisidet, et nad on rikkunud enda mingid plaadid ära, on ju, et on jäänudki laigulised, et pigem siis äkki kasutada mingit teenust, kelle peale saad nii-öelda kindel olla, et nad teevad selle kaitsetöötluse nagu õigesti ära, ehk siis eripuhastus alla ta läheb. Reelika, mis sina soovitad? Täpselt nii, nagu sa ütlesid.
et samamoodi jah, et anorgaaniline ju mustused, just see dušikeelid ja ihu pealt, et noh, minu jaoks on ka endale kõige võib-olla närve sööv on see vannituba, mina ei ole nii usin, eriti ja lapsed ka mitte siis kuivatama, aga ütlen, et see maksab mulle lõivu sellega, et ma näen topelt vaeva. et siis, kui ma sinna vannituppa jõuan, et jah, mul see on aus vastus, et mina ei ole nii usin, Mariel käib siis täiskasvanud teevad kuivaks, mina ei tee nii, ma pean ütlema, ma ei saa öelda, et ma olen nii täiuslik. Aga Vaadake, mul on lihtsalt vedanud, mul on mees on ka puhastusalal ja ta teab, mida tähendab dušinurga küürimine. Et nagu ma näitasin ka, et kui see juba küürimiseks läheb, on, et siis see kõõrukplaadiga, ta on, kas see oli sõbrapäevaks või naistepäevaks, ma enam ei mäleta, tegi ju kinkis mulle selle, et ta midagi kinkinud mulle, aga ta lihtsalt küüris selle sama asjaga, punase selle hõõrukplaadiga, küüris selle dušinurga puhtaks, on ju, et õnneks jah, mees on mul selline usin, kes aitab mul nagu seda puhtust ikkagi hoida, et ta saab aru, et see ei ole ainult naiste töö ja samas, kui me seda pidevalt teeme, ehk nagu see dušinurk ka on, et noh, väga hea küsimus on see, et millega nagu korras hoida, millega nagu seda puhtuse taset hoida, et sa ei peaks tegema niimoodi, et teed ühe korra valmis või noh, puhtaks ja siis mingi 3 kuu pärast vaatad, suurt puhastust oleks vaja teha, et proovige mitte seda endal tekitada. Et tehke pigem tihti ja just see kuivatamine ja siis teil ei ole vaja suurelt minna puhastama mingite hapetega, nende ainetega, et hoidke seda taset võimalikult nagu noh, nii-öelda selle taseme peale, et ärge nagu laske hullemaks minna olukorral. Aga noh, ta läheb, et meil ka näiteks alles mingi aeg oli, noh, kujutage nüüd, et me oleme mõlemad puhastusalal tegutsevad inimesed, on ju, me peseme ja kuivatame seda dušinurka iga õhtuselt, on ju. Ja meil läheb 2 kuuga äravoolutrapp läheb umbe. Üks päev olin duši all, ma ei tea, paar nädalat tagasi olen duši all ja siis Ragnar vist pesi hambaid või midagi. Ja siis ma ütlesin, kuule, vaata, et vesi ei lähe alla, on ju. Noh, siis ta läks tema duši alla, siis ta võttis selle trapi sealt lahti. See räige, mis seal sees on. Noh, mul juuksed ju nii pikad, vaata, alati kui ma pesen juukseid, sinna lähevad juuksekarvad ja see tekitabki troppi, aga ka kõik need pesuasjad, need pesuained, ma ei tea, šampoonid, dušikeelid, et nad jäävad sinna lihtsalt tropina ette ja siis ei saagi vesi ära minna. Et kui juba meie puhastame, noh, kuivatame, mässame, teeme ja hoiame seda puhtuse taset, siis meil läheb see juba 2 kuuga, tuleb see tropp sinna ette. Et mis siis nendel inimestel, kes seda ei tee, on ju, et pigem vaadake nendesse aukudesse ja vaadake nendesse, ma ei tea, vuugivahedesse, et mõelge, kuidas te saate nüüd minge tehke 1 korra puhtaks ja siis lihtsalt hakake hoidma seda taset, et ei ole mõtet nii hulluks minna ja kui korra veel sellest hallitusest rääkida, on ju, et me rääkisime siin dušinurgast, vannitoast, et kui teil kuskil on see hallitus sees mingis silikoonis, mingis tihendis, näiteks akna ääred, need plastikakna äärtes on ju must tihend on ju, või on dušinurgas need klaasid, mis näiteks käivad kokku-lahku, kui seal on mingis tihendis on see hallitus või on dušinurga selles silikoonis see hallitus sees, siis te ei saa seda sealt välja. Te võite seda leevendada, te näete, et ta läheb natuke paremaks, aga ta ei tule sealt ära. Et seal on olemas eraldi väga mega hea raamat hallitusest. Ja ma lugesin selle läbi ja muidugi niimoodi sirvides, et see pigem oli siuke ehituslik pool oli seal taga, aga ma nagu lugesin just selle, et kas kuidagi saab võidelda, kas kuidagi saab nagu ära, ei saa, silikon maha ja uus silikon peale sinna dušinurka, see on kõige parem viis ja kuivatame need asjad puhtaks ja hoiame seda õhu ringkäimist, et mul on ühel kliendil näiteks on niimoodi, et tal on vannitoa lagi, kõik nagu nurgad niimoodi, nagu oleks mingi, ma ei tea, võiksid kärbsekesed sinna enda rada teinud on ja, aga ei ole, see on hallitus ja sa ei saa sellest nagu lahti ikkagi, see tuleb sul puhtaks teha, et ja see ongi tekkinud, kui ma kliendiga rääkisin, ta ütles, et ei ole hallitus. Ma ütlesin, on hallitus, et ära vaidle vastu, lugesin raamatu läbi, see on hallitus on ja muud, ja siis ta ütles, et mul terve pere käib niimoodi pesemas, et sellest tuleb nagu šaun on ja nii kuum vesi, et sellest on suur šaun ja siis uksed, aknad, kõik on kinni, käivad pesus ära ka, uksed, aknad kinni, et siis tuleb nagu ikkagi seda õhku seal ringi lasta veidikene, et kas ventilatsioon paremaks teha, aknad, uksed lahti. Et ärge jätke seda ummuksisse, sest siis hakkavadki need kõik paljunema, et mis hallitusele ju meeldib, on ju niiskus ja
ja, või noh, üldse bakterid on ju niiskus, temperatuur, soojus, noh, kõik need asjad mängivad kokku ja siis see hallitus on see, et sa ei saa sellest lahti. Kuigi need usakad ja UK omad seal Youtube'is ka jagavad, et kloori ja panevad igale poole kloori, et siis võtab ära, onju. No mul seda usku ei ole, pigem tehke puhtaks, tehke kuivaks, võtke silikon ära, las ta seisab, kuivab rahulikult ära, näiteks dušinurgas, siis las mees paneb uue silikooni, las ta seisab rahulikult, kuivab ära, et noh, paaripäevane protsess on ja siis saate kasutada, et kindlasti puhtaks ja kuivaks, siis uus silikoon ja laske uuesti kuivada ja hoidke lihtsalt igapäevaselt seda õhuringlust seal vannitoas. Reelika, on sul kogemust hallitusega? On ja mul on selline Domestos, see saab ka ainult sealt, kus ma neid viletotooteid siis tellin, aga noh, mul on muidugi, ma tahan seda veel öelda, et mida vanem on pind, seda rohkem nagu väljakutset, sest kui ta on kulumisaste ikkagi selline, siis ta ju võtab, noh, minul on tegelikult ootaks vannituba remonti, mul on äkki 95. aastast tegelikult vist, ma võin eksida, aga noh, mul on väiksed, mitte suured need kahelkivid, mul on väiksed, noh, mul on kulunud need kõik need ära ja ma näen, et mul ongi häda, sellepärast see on ka ebameeldiv mulle, aga mul on, natuke sain kergem, vähemaks seda, aga ega ma seda ära ei saanud. Aga ta ei ole nagu nii-öelda silmale valus, aga noh, siin ongi, sellepärast ma ütlen, ma maksan lõivu selle eest, et ma ei kuivata nii usinalt seda ja noh, see eeldab seda, et mina pean seda hapet seal rohkem kasutama, sauna uksed, noh, meil on muidugi pakettaknad siis puidust, et mul on vannitoa aken alati lahti, isegi pesuaeg, et see, mida niiskem on, noh, see ongi see, et vannitoad vajavad rohkem nii-öelda seda panustust koristamisel, et ja mul on see topelt. No mis teha, onju. Ma vaatan, et Caitlin juba aknakuivatajaga sai töö tasapinna puhtaks, nii et noh, näed, üks inimene sai Yes. midagi, et noh, vot see ongi see, et noh, loogiline asi onju, aga vahel piisab sellest, et näed, tuled ühele vestlushommikule ja saad info, mida sa juba vestlushommiku jooksul saad nagu puhtaks teha ja kasutada. Et väga tore. Evelin küsib, et mis on meie lemmiktooted, et saada klaasist vannisein ilusaks ja puhtaks ja läbipaistvaks. No hape ilmselgelt, mis mustus, mis pinnal. Minul Sun Cleaner, Reelika, ma loodan, et sa pärast ka saad mulle saata kas pildi äkki enda toodetest, enda vahetest, see on vist kõige parem, et tee mulle pilt ja võib-olla sa kirjutad mulle välja just see, et mis hapet, et vahendite nimekiri, aga sa võid korrata korra, mis brändi tooteid sina kasutasid? Mul on Diversei. Diversei on küll maailma, ma ei tea, kas Eestis üldse neid tooteid on, aga Diversei on rahvusvaheline. Et noh, aga siin on ka kõik sellised, noh, Sini Soomes Pro, ma arvan, Sini tooteid ja Vikan on need nagu siis lastad ja sellised asjad, aga noh, ja Ecolab on näiteks olemas ja jah, minul on küll Soome, aga ma ise rõhutaksin pigem, ma tõingi välja sinna tabelisse, mis meil Mariega oli, et see pH on oluline, et pole vahet, mis firma toode on, aga see pH just ongi see, et hape ja see, kui on kasutuskõlblik, noh, valmistatud, see lahus, mitte see kontsentraat, mis selles pudelis on, see on ju midagi muud. Et see pH on oluline, sellepärast, et noh, mis see vahend on, otseselt sellist ei ole, aga ja muidugi võin, et jah, ja neutraalne 7 pH ja aluseline ju ja 8 ja 9 ja mis siit kõik tulevad, et nendel see pH jälgimine on hästi see Et ma põhiline. pärast ka panen nii YouTube'i selle video alla nimekirja ja saadan ka, ma arvan, eraldi veel uudiskirjana välja, sest noh, neid tooteid on kogu aeg kõik küsinud, et mingid lemmikud ja lisan sinna juurde siis ka Reelika asjad. Aga jah, klaasi vannisein, mis on klaasist ilusaks, puhtaks ja läbipaistvaks happeline puhastusvahend. Minul Sun Cleaner ja siis Reelikal sõlmus ka hape on ju. Ja Kiilto, Eestis müüakse Soome Ja tooteid Kiilto asjad. näiteks. Jah, et ma just mõtlen, et mis et teid ei aita tõenäoliselt see, kui mina siin räägin nendest selles mõttes, et kui te ei saa turult või ma ei ole väga kursis, ma tean, et viletatooteid meil on täitsa Eesti tüdruk on nii-öelda seal siit Soomest siis, kes käib neid viletatooteid teile müümas ja nii-öelda pakkumas, aga Kiilto, et ka neid on palju kindlasti, aga võib-olla Mariel on nagu kõige turvalisemad selles mõttes, et neid saab. Turgu on. Ja ikka. Et jah, vaadake, et minge pigem sinna puhastustarvikute poodi kui toidupoodi on ju.
et kunagi mul hambaarst ütles hästi, et ta soovitas mulle mingi asjaga, ma ei tea, mis seal sees pidi olema, mingi hambapasta onju. siis ma küsin, et kas ma saan seda nagu sealt noh, mingist suuremast Rimist ka näiteks onju, ma mõtlen nagu suvalisest toidupoest onju, aga mingist suuremast Rimist, et kas see on ka nagu saada või on ainult apteegist onju. Ja siis ta vaatas mulle otsa, ütles, et sa šampooni ostad ka toidupoest või? siis ma olin mingi, sorry. et kui te tahate mingit kindlat asja, siis minge vaadake sinna, kus ikkagi on profitooted ka, et neid te saate ju osta, aga lihtsalt peabki võib-olla küsima ja kui te enne ei tea, siis uurige. Võite minu käest ka küsida. jah, ma ise seda tahaksin ka just öelda, et võib-olla selle vestlushommiku idee ongi see, et vähe tuua nagu teadlikkust rohkem, et need nii-öelda, mis kõigi kasutuses seal poes on, aga võib-olla lihtsalt äkki teil tekib huvi just selliste vähe, noh, need on tugevamad, aga professionaalsemate toodete vastu ja siis te ei vaja nagu seda keemiat, sest kõik on seda keskkonnasäästlikkust ikkagi ka ajavad taga ja kindlasti ka öko ja selliseid, et uurige natuke rohkem, et jah. Ja võib-olla et just nähagi seda, et mul ei pea olema, ma ei tea, köögis keraamilise pliidiplaadi jaoks üks vahend, kraanikausi jaoks teine vahend, ma ei tea, kubu puhastamiseks kolmas vahend, vaid et noh, mis pH-ga ainet on vaja, mille puhastamiseks on ju, et mis mustus seal on, millest me tahame lahti saada. Et ei ole vaja iga asja jaoks oma vahendit. Aga liigume järgmise küsimuse juurde. Ja kuna me rääkisime siin happest, siis ma võtan selle küsimuse enne, et kraanikausi äärse puhastamine katlakivist sooda ja äädikas ei aita. No seal on täpselt sama asi, et milline mustus on, millisel pinnal, et oleneb, mis materjalist see kraanikauss on. Minul on 2 kogemust, on ju. Mul on olnud põhiliselt need Franke graniitvalamud või siis roostevabast terasest valamu. Praegult on mul ka Franke graniitvalamu ja esiteks siis ma puhastan teda, olen proovinud niimoodi, seal on ka see valge sete on ääres on ju, et olen proovinud puhastada happega, aga nagu ma ütlen, et alati happega puhastada, tehke pinnad märjaks on ju, et jumala eest ainet kohe ei pane pinnale. Võib kohe hakata halba tegema. Olen puhastanud siis nõrga happega, nõrga alusega, aga mis hullult hästi aitas, oli seebivill. Ehk on olemas siuke asi nagu kui te panete Google'isse seebivill, siis te näete, et põhiline, mida müüakse, on see Svinto oma, et on selline, ta nagu tundub natuke nagu oleks metallist nagu, aga ta ei ole. Teed selle märjaks ja siin sees on seep, mul juba käed on seebised ja sellega on väga hea küürda. Ta tekitab siukse vahuse asja ja sellega ma näiteks olen puhtaks saanud selle vanaaegse selle Volta vahvlimasina, mis on noh, kui vahvlit teed, siis alati kõik see hall osa või noh, see ka nagu kroomitud pind on ja seal on rasva täis on ja see või kõik, mis sellest vahvlitaignast tuleb ja sellega küürisin siis mina enda vahvlimasina puhtaks ja sellega sain ma ka selle graniitvalamu sellest katlakivi valgest osast puhtaks, et minule väga hästi toimis. Siis kindlasti on vaja kuivatada. Ja mida mina nagu teen veel mingi nii-öelda hooldus- või kaitsenipina, on see, et ma võtan majapidamispaberi ja ma võtan kookosõli, kookosrasva, ehk mul on mingi sihuke suvaline kookosrasv, seda lihtsalt kannan sinna graniitvalamu sisse, kui ta on ära pestud, ära kuivatatud ja majapidamispaberiga siis nii-öelda nagu poleerin ta ära, see jätab sinna siukse kaitsekihi ja tänu sellele see valamu, mis on siis sellest kivist, on ju, ta jääb ilus, kauemat aega püsib puhtana. Aga noh, muidugi ta on rasv on ja kui sinna kuuma ikkagi peale anda, siis ta hakkab ju, see kiht tuleb sealt maha, aga nagu ta näeb ilus välja kohe ja ma ei tea, minu jaoks on väike nipp nagu, mida ma kasutan, aga kui on see roostevabast, et siis samamoodi tuleb vaadata, mis kui seal kraanikausi ääres on veel midagi, noh, kindlasti millisest materjalist on see segisti, et sa ei läheks liiga tegema ka segistile, millisest materjalist on ümbkaudne see töötasapind, et näiteks ema juures me kogemata vist minu meelest oli see teema, et kuskil vannitoas panime ka, puhasime segistit happega, aga mingi väike tirts läks kõrvale töötasapinna peale, mille siis minu lisaisa oli ise teinud ja lakkinud ja värki ja nüüd seal on valge plekk, vaata. noh, et see lakk tuli sealt maha, et kui te midagi ka puhastate niimoodi, näiteks kas katsetate nii-öelda kodus seal kraanikausis, kaitske need teised pinnad ära, et kas rätikud või mingid asjad, et ja muidugi pinnad kõigepealt märjaks, kui me hakkame puhastama ja siis minge nende ainetega ligi, et otseaine ei läheks sinna
selle puhastatava pinna peale, sest siis ta võib jah rohkem nagu liiga teha. Aga jah, selle roostevaba terase puhul mina pesin ka samamoodi selle sun cleaner'iga puhtaks, väga ilusti sain puhtaks, samamoodi kõik need veepritsmed selle kroomitud segisti pealt ja kuivatasin ilusti ära, et alati ka see kuivatamine annab nagu selle lõppviimistluse. Ma tean, et me ei viitsi seda teha, aga pärast on ilus vaadata. Reelika, kuidas sina teeksid? Sama põhimõttega. Mul ei teki neid valgeid pritsmeid. Mul on ka nüüd nagu uus kraanikauss, selline mattpinda. Ma olen muidugi alati pinnamaterjali valin hästi hoolega, sest ma tahan sellise värviga, et mul on lihtne. Ma tean materjalide puhul ka, et ma ei taha väga nagu, et sealt on mingid jäljed nagu näha, aga happe ja mehaanika puhul ma tahaks võib-olla viidata ainult seda, et isa rikkus mul näiteks kroomitud kraanikausi, ma näen, et ta on käinud selle metallist selle svammiga ja ta on nõhkinud maha selle. Ma ütlesin nüüd, et kui ta kraani vahetas, et palun ära selle metallsvammiga kindlasti hakka nühkima. Mehaanika ei tähenda seda, et lambad ristis ja kraabid ja kraamid seal, et harjagagi, et kraani, näiteks mina kraane teen alati harjaga, et mikrofiiberlapp ei võta seda, sest kraani ümber ikkagi jääb vesi, sinna tekib sellist pruuni, võib tekkida, roheline on juba pahasti, siis ei ole harjaga nii-öelda mehaanikat, et mul on alati nii-öelda kraanikausi puhastamine on alati harjaga, et see mehaanika ei tähenda nagu jõuga selles mõttes agressiivset nühkimist. Ja siis minge guugeldage ma teen täiega puhastusimpordi reklaami, kuigi mul ei ole koostajat, aga kui te lähete puhastusimpordi lehele ja panete sinna otsingusse ongi nõudepesuhari, on siis see hari, millega on hea puhastada. Vikanil on väga head tugevad nii-öelda tooted, et nad ei lähe sul kiiresti nagu need harjased, ei lähe nagu koledaks. Et nõudepesuhari, üks asi, millega on hea siis puhastada, küürida, ehk siis ja teine asi on, või teised kaks asja on veel eraldi vuugihari, mis on samamoodi Vikanil on näiteks olemas ja on veel ka kraanihari, et selliste tugevamate harjastega abivahendid, millega on hea siis neid igasuguseid väiksemaid ja kitsamaid kohti puhastada, et minge nii-öelda guugeldage sealt puhastusimpordi lehelt, siis te saate aru, mida ma mõtlen ja kas või ma ei tea, vetsupoti puhastamiseks mina näiteks kasutan ka seda nõudepesuharja ja ka siis vuugiharja või kraaniharja, oleneb vetsupotist, et mingid näiteks need, kui prilllaua üles tõstate, et kui te ei saa prilllauda ära võtta, et mingi tiks kohti sealt puhastada, siis need väiksed harjased on väga head nagu nende väikeste kohtade ligipääsemiseks, et sealt see mustus kätte saada. Ja et eraldada võib-olla seda, et kui Maria ütles, et siin tekib ka nõudepesuharja näiteks, et mina soovitan sellel puhul värvikoodi, minul on punane näiteks, on selline ähvardav, et ma tean, et see on vetsu, pruun on mul põrandapesu neid trappe, et mitte mingil juhul ei lähe ma selle pruuniga näiteks nõusid pesema kööki, et ma tean seda värvikoodi, et mul ka lapsed teavad seda, et siin lihtsalt on enda jaoks, et kõik teavad seda, see on nagu ühine reegel siin majas, et sest harjad on ju harjad, mõni mõtleb, mis vahet sellel on. Näite, mul on ka näiteks ongi eraldi, on mul, ma panen selleks koti sisse, kui ma käin kliendi juures, et see punane on mul vetsupoti puhastamiseks ja see on mul siis kraanihari ka vetsupoti nende väikeste asjade puhastamiseks ja siis on mul puhastusharjad on eraldi, mida ma kuskil kraanide kaussides kasutan. Ehk siis samamoodi kraanikausi puhastamiseks on siuke roheline ja mis on nüüd kraanihari seal, kui te lähete guugeldama, siis on selline, et väga hea väike ja hästi tugevad harjased on. Ja siis samamoodi on meil mul see, tähendab, see on vuugihari ja see on kraanihari, jah. Ühesõnaga vaadake. Vikan on sellel, tal on hästi hea see käsi lasta selline, see on mega hea, kuidagi nii hästi võtab ära, mul endal ei ole seda, aga mul on koolitusel, kasutan seda hästi kuidagi selline, et Vikan, tal on head nagu tooted, sellised vastupidavad ja samas nagu sellisest heast plastikust tehtud, et ega reklaami ei tee, aga kogemusest. Ja nad ei ole mingid mega kallid, see ongi pigem see, et esiteks ka minge üle näiteks nendelt svammidelt just nõudepesuharjadele, et mina pesen juba aastaid kodus nõudepesuharjaga, aga mul on see nii-öelda mutterhari, mis on siis all on need harjased ja üleval on sihuke hoidmise koht on ja et sellega saate alati seda panna nõudepesumasinasse kasvõi, kui te tahate nii-öelda desinfitseerida või tal ära pesta, et temaga ei juhtu mitte midagi, aga svammid prügikasti, proovime neid mitte kasutada, ma ka kasutan, aga ühekordseks kasutamiseks nii-öelda, et seal hakkavad ka bakterid ju paljunema ja nad ei ole enam hügieenilised.
et proovige lihtsalt üle minna. Võtan vahepealt siit kommentaarid ka. Nii, kord aastas ummistub miski majas maksimaalselt ja ma olen elanud majas 23 aastat. See vast ikka torustikuga seotud probleem, aga puhastada võiks muidugi järjepidevalt trappe. Ja loomulikult, et mis on kõige parem asi üldse koristamise puhul on ja kui teil on mingid X kohad või X asjad, mis sa näed, et see koristamine on mingi tüütu või seda tuleks teha iga teatud aja tagant, on ju. Pange endale kalendrisse kirja. Mul on näiteks juba, ma ei tea, kas mul oli neljapäevast saadik vist, on see, et pese pesumasinat. Noh, ma pean reaalselt võtma aja ja see muidugi käib kiiresti, aga mul on see meeletoetus. Nii, võta kätte, puhasta ära ja siis ma kohe lükkan selle, ma ei tea, 2 kuu pärast näiteks uuesti, et puhasta pesumasinat. Et kui sul on ka see trapivärk, on ju, mina näiteks mul ka Ragnar teeb neid, vaata neid kraani kausi alt ka neid haisuluuke, neid vahepeal lahti, sest ka sinna lähevad kõik see tolm ja juuksekarvad, et ka neid tuleb ise kätega minna puhasta, on ju, sealt alt lahti võtta. Aga mis ikkagi aitab ka on see, et kas sinna trappi valada seda nii-öelda torusiili või mis iganes vahendid, siis keegi selle jaoks kasutab, et mina kasutan Good Point Chemicalsi Tornadot, et iga kuu see 100 milli sinna valada, ma pigem ennetan, et mul seda ei teki, on ju. Nii, Anneli kirjutab, kuna kubu mainiti, siis küsin, millega puhastate. Ma juba siin vahepeal, kui Reelika rääkis, otsisin üles paar enda blogipostitust. Ma kiirelt panen nüüd siia selle õhupuhasti oma. Saad pärast täpsemalt Anneli lugeda, aga mida mina teen, on see, et restid ära nõudepesumasinasse ja sellisel juhul ma panen selle nõudepesumasina kõige nagu pikema programmiga ja kõige kuumema veega, ehk siis ma kasutan 2 varianti alati, et siis teine variant nii-öelda, mis on ka ajaliselt äkki 3 tundi või, aga ta peseb ka mingi kas 65 kraadi äkki oli. Et sellega lähevad restid puhtaks ja siis kubu pealt niiske, lapp ja kuna seal on rasv, on ja, siis võiks panna näiteks aluselist ainet selle vee asemel, et saada see rasvane tolm sealt ära. Ja järgmine küsimus oli ka, et köögikappide pealsed. Panen ka teise blogipostituse, kuidas mina neid suure ettevõtmisena puhastasin. Ehk siis samamoodi on see, et kuna seal on rasv ja seal on tolm, siis rasva me saame aluselise aine ka kergemini ära. Ja üks variant on see, et võtta lihtsalt nõudepesuvahend ja mingi svamm või ma ei tea, hari, oleneb millega sa tahad seda teha, puhastada, sest see on rasv ja sa pärast niikuinii pead selle svammiga ära viskama. Sellega puhasta üks kord ja põhjalikult need köögikappide pealsed puhtaks ja selle nõudepesuvahendiga on üks väga hea variant, sest ta peaks seda rasva ju lahustama, selle jaoks on ta nagu nii-öelda mõeldud. Teed selle puhtaks ja siis pane lihtsalt valged A4 või ajalehed sinna peale ja siis aeg-ajalt lihtsalt vahetad. Võtad selle rasvaga ja tolmuga kokku saanud paberid ära, viskad minema või põletad ära ja paned uued lehed köögikappide peale. Ja kõige parem variant on see, et lihtsalt kui sa veel ei ole saanud endale ise kunagi valida kööki ja sul on plaanis köögimööbel endale soetada, siis lase teha selline, kus need kapid on laeni. Aga kui seda varianti ei ole, siis kasuta minu varianti. Reelika, on sul ka mingeid nippe jagada õhupuhasti või köögikappide pealsete? Ja mul on köögikapid ehitatud nii, et on kapid, aga mul on see sokkel või selline ja mul on LED-tuled seal taga ja mul on nagu eriti jube. Selle kubu puhul on see, et mina panen likku kuuma vette ja ma teen, sest mul on, ta ikkagi läheb rasvaseks selliseks, et mul on selline suur kauss, mul on kuum vesi ja ka aluselist või Fire'i aitab ka, kui nüüd seda alust ei ole kodus. Et ma nii kaua vahetan seda kuuma vett ikkagi, kui jahtub maha, panen uued, ma näen, et et sealt hakkab see tulema. Et ongi see, et köögis on see alussõber, vannitoas on happesõber. et jah, sama põhimõttega on see. Aga see paberite, ma olen ka proovinud seda paberite süsteemi, et see on tegelikult hea lihtne, sest see rasva tolmu nühkimine on kõige tüütum, kõige raskem, nõuab aega. Ja minu näiteks on kubu veel selline, et ta ei ole sellise kujuga, sinna peale sa paberid või midagi nagu kabana ei saa. Mul on ikkagi, tuleb see karbik alla ja siis on nagu niimoodi tasapind. Ja siis ma mõtlesin ka, et okei, et ma sinna nagu A4 ei pane, sest see on nagu näha. Aga ma ostsin need, mis ma räägin ka, mis ma panen näiteks külmkapi riiulite nende klaaside osade peale. Ehk ma ostsin kubu peale ka ilusad, meeldiva värviga laua peale mõeldud siis need koha alused.
teate, mis ma mõtlen, ma eeldan, et kuhu no, pannakse ilusti, saad kaunistada enda laua nii-öelda ära, sul on inimese jaoks see koht nii-öelda matt pandud, onju. Ma ostsin sellise matid, mida on hea puhastada, seega, et ma ei peaks sealt pealt seda rasva siis mingi, ma ei tea, kas see on siis nõudepesu svammiga näiteks pesema või midagi. Siis ma ostsin need matid, ka lõikasin nad õigesse mõõtu, ilusti 3 tükki seal ja ma võtan need ära, pesen kraanikausis nõudepesuvahendiga puhtaks, kuivatan ära, panen tagasi. Et ma ei pea sealt pealt nagu seda tolmu puhastama, et aeg-ajalt lihtsalt puhastan need matid ära, onju. Et tehke enda jaoks elu lihtsamaks lihtsalt. Ma ei taha propageerida Temu, aga ma just sattusin Temus sinna ka otsa, et täitsa Kubu jaoks on ka olemas mingid sellised, et noh, seal on ka neid harju, et kes tellib Temus siis, kes tellib, aga et seal on ka igasuguseid vidinaid koristuse jaoks, et noh, mis iganes dušiotsiku harju ja mida iganes, et lihtsalt sattusin peale. Selle musta näiteks ka selle kraaniharja ma tellisin ka, mina tellisin Shane'ist, aga noh, täpselt sama pool nii-öelda. Et vaadake lihtsalt, mis seal on, et enda elu lihtsamaks teha. Need õiged vahendid, vaata, on nagu üliolulised. Aga võtame viimase küsimuse, mis meil ettevalmistus oli. Kui kellelgi on veel mingi paar küsimust, siis võib kirjutada meile siia. Remondijärgne puhastus, kui asjad on olnud lahtiselt, kus remont on käinud, kuidas tõhusalt üle puhastada? No tegemist on siis ehitustolmuga, onju, ja see on mingil pinnal. Nüüd olenebki, mis see pind on ja kas on ka mingi muu mustus. Aga kui on see ehitusjärgne nagu mustus, mis enamasti on siis ehitustolm, onju, on see kipsitolm näiteks, see on ülihea variant, on õlilapp. Õlilappi panete kas või selle põranda mopi külge ja teete ka seinad üle. Et need, ta võtab ülihästi seda tolmu ära ja ma kohe vaatan ka õlilappe enda kodulehekülje peal siin. Panen selle lingi ka teile otse siia, et õlilappi kohta, kes tahab, saab lugeda lisaks. Aga no, minu kodulehekülje peal on ka see luubimärkus, te saate panna märksõna ja leiate üles. Kui ei leia, kirjutage mulle. Et õlilapp on väga hea abivahend või abiline nagu selle tolmu kokkukorjamiseks pärast ehitust, pärast remonti ja mida mina veel teen õlilapiga. Ma enne ütlesin ka, et ka muude pindade puhastamiseks on hea, et mina teen veel vahel nii, et ma võtan selle õlilapi, noh, ta on sellise suurusega, sellise kujuga, ehk sa saadki ta kohe sinna mopi külge nii-öelda panna. Mina teen niimoodi, et ma jätan ta selliseks ja lõikan siit nüüd keskelt pooleks ja siis veel need pooleks, et ma saan siit 4 tükki nagu, et siit maalt ja siis on keskelt, onju. Ma saan 4 lappi ja ma saan sealt kasutada nagu siis 4 poolt, onju veel. Või noh, tähendab jah, 4 poolt, et mõlemaid pidi, aga et kindlasti, et siis õlilappi natuke niimoodi nagu venitage, et siit see väiksed õlikesed tuleksid välja, et Caitlin ka kirjutab, õlilapp toimib kipsitolmuga ülihästi, proovisin alles järgiga, tööriistad tõmbasin sellega üle ja et ta ei tohiks ühtegi pinda tegelikult kahjustada. Kuigi ühe toote sellel sildil nii-öelda või siin ees on kirjas, mitte küll sellel Estal, aga vist ei ole Estal, aga minu meelest McLeanil oli kirjas, et mitte õlitatud pindade puhastamiseks, kuigi puhastusekspert ütles, et ei ole vahet, et võib igal pool kasutada. Aga on ka teisi lappe, on ka neid, mis ei ole millegagi niisutatud. Näiteks on Lifehide'il Clean and Away, mis on siis lihtsalt sellised valged, mis tõmbavad ka hästi tolmu ära. Aga noh, te ei pea ka ostma mingeid X asju, aga lihtsalt see õlilapp kuidagi, ma tean, et ta nagu nii- öelda seob seda mikrotolmu endasse ja just puhastamisel, kui sul on see ehitusjärgne korter, ma ei tea, remondijärgne korter, et seal ülihea, kõikide asjade pealt saate puhastada, aga ärge puhastage siis neid telekaekraani ja selliseid nagu tehnikavidinaid, et selle peale ta ei ole hea, et sinna tetab ikkagi kihi, mis seal ei tohiks olla. Nii, mis sina, Reelika, veel soovitad? No kui on seda palju, siis jah, siinkohal tahangi lihtsalt sellest, et see on kahjulik, et see on õhus. Et mina seda kuiva nii-öelda meetodit ja eriti, noh, mul on ka Dyson, remonti sellisel kujul ei ole, ma siis sel juhul rendin HEPA filtriga ikkagi sellise professionaalsema tolmuimeja, sest oluline on see, et kui me tolmuimejaga ju ikkagi õhk käib ringi, et see levib ja siis ka, mis enda kogemus on see, et hea küll, ma eemaldan selle tolmu
ja siis ma nagu käin kuivalt, siis käin nagu niiskelt või puhastan siis, kuidas keegi, et need õlilapid on ka väga hea lahendus ja siis ma tulen tagasi, sellepärast et siis see tolm ikkagi langeb, sest see ei ole tavaline tolm võrrelda sellega, mis meil kodus on. Et see on ka kahjulik, see jääb meie kopsudesse või nagu läheb hingamisteedesse, et siin on lihtsalt see risk on ka väga suur, et mis see nagu mõte on ju, mitte seda nii-öelda levitada, aga seda kokku saada. Just. Ma vahepeal siin otsin veel paar linki. Et ma panen ka siia, rääkisite õlilappidest, et kus saab, et kellel on kodu lähedal Decora näiteks või e-poest on igalt poolt võimalik, on ju. Ma panen 2 linki näiteks, kus saab ka seda McLeani omad on ju Decorast ja teine on siis Esta omad, need Eesti omad, need mida mina näitasin. Neid on siis näiteks Kodoshopi e-poest võimalik ka tellida, et vaadake lihtsalt, kus te saate mingi hea pakkumise, et kui palju on pakis ja palju selle ühe õlilapi hind tuleb, et need valige. Aga katsetage kindlasti. Ja ma ütlen ka, et kui nüüd kokkuvõtteks on ju, et mis iganes asja te tahate puhastada, mõelge nüüd, on ju, mis mustus on mis pinnal ja mida te peate selle jaoks kasutama, et see mustus sealt ära saada. Ja mis tarvikud, et teil endal oleks nagu siis, et te saaksite seda mehaanikat kasutada, nagu Reelika rääkis, et mitte siis ainult küürida kõvasti, aga lihtsalt, et ka juba see tööriist teeks teie ees selle töö ära. Et kui mina rääkisin sellest hõõrupplaadist on ju, et hea variant on ju, siis me rääkisime nendest nõudepesuharjadest, erinevatest nii-öelda küürimisharjadest, et vaadake, mis on nagu teil vajalik, ärge liialt kulutage raha, kui on need, rääkides õlilappidest, on ju, et kuidas seda kasutada, et selle pärast ei pea minema ostma just seega, tald kinni, et ei pea just sellepärast minema ostma seda talda, mis siia kinnitada, et millega nagu saate selle õlilapi siia enda sisse kinnitada, et ei pea sellepärast minema ostma. Vaadake, mis mopp teil kodus on, kui teil põrandapesu jaoks on see nagu okei, on ju, proovige, minge kontoripoodi, ostke kas või need klambrid, et te saate kuidagi selle ikka enda mopi külge kinnitada. Vaadake, kas see õlilapp üldse teile meeldib, ma arvan, et meeldib ja siis tehke muidugi õlilapiga alati see nipp ka või see katsetus tähendab, et tõmmake enne selle tolmuimejaga need kohad puhtaks ja siis pange see õlilapp alla ja vaadake, kui palju ikkagi see õlilapp pärast veel seda mustust, seda mikrotolmu sealt kokku korjab. Et siis te näete, kui palju seda mustust tegelikult pärast tolmuimejat veel nagu maha jääb. Ja ma ei tea, mis ma veel räägin, ma olen nii palju rääkinud. Reelika, lisa midagi kokkuvõtteks veel. Jah, et tegelikult on ju korv on ju väike puhastusvahenditega, katlakiv, et tegelikult ju ei lähe palju, kasutage lõpuni, mis teil kodus siis nüüd on, aga siis kasvatage huvi nende vastu, et see ei tähenda nüüd, et nüüd teete suur osta ja keegi kirjutaski, et koopis on ka õlilappe. Jah, ise nagu sattusin ka, mul nagu hasartlikust huvist, kui Eesti tulen, vaatan, et mida pakutakse, et eks see maailm areneb, see on nagu natuke sihuke trend ka, et selline fancy veits ja ega see ei ole tänapäeval selline naiste töö ja küürimine ja et see on ikkagi selline, miks ka kasutatakse kodukoristust, ongi see, et aeg on oluline. Meie aeg, kuhu me panustame oma aega. Kas terve nädalavahetus, ma olen ise ka olnud selline, kui lapsed on väiksed olnud, kogu aeg koristanud, aga täna ei ole enam vajadust. Ja muidugi see, et need asju oleks vähe ja siis on nüüd pindasid ka teha. Minul on ka veel pikk maa minna, veel on tegemist sellega asjade vähendamisega, et see ehk läheb nende tõstmisele ja mulle meeldib ka nipsasjakesed, aga vähe, tegelikult ei ole vaja keemiat palju, aga just see. Ei ole vaja. Ma näitan ka, mul on ka, see on korvike, millega ma käin kliendi juures, on ju. Siin on neutraalne ja siis ma vaata, tegin veel siia peale selle juhise, mul on iga pudeli peal, et mul on ju kindel ape on ju, kindel aine on ja ma paningi endale, et siia läheb 400 milli vett, et kui palju siis ma pean panema ainet, et iga kord, kui ma nagu teen uut lahust, et ma ei peaks hakkama jälle pakendi pealt lugema. Et mul ongi siin ape, vesi, alus ja siis mul ongi need sun cleaner ja siis on 2 ainet, mida ma praegult nii-öelda katsetan, et on aluseline aine ja neutraalne aine. Et tegelikult ei ole üldse palju vaja ja lihtsalt ongi näitena, on ju, et kui see sun cleaner maksab 4 eurot millegagi, kui veel seda sooduka päeva oodata, mis kuus on korra, on ju, et 4 euroga terve pudel vahendit. Ma arvan, et kui sa lähed poodi, ma ei tea, mis maksab, aga need, ma ei tea, ma ei oskagi öelda, mis tooted need on, aga need konksukujulisega, et sa saaksid sinna vetsupoti äärde panna, mis rämedalt lõhnavad. Need, ma arvan, on sama kallid, aga seda toda ainet ju kulub rohkem.
noh, sa paned teda ju otse sealt, aga sellest sul piisab, oh jumal, küll ja veel onju, sest seda läheb ainult ju, kohe vaatan, mis mul on siin, selle potsiku peale 80 milli ja ma saan siukse keskmise nagu tasemega selle happed, et ei ole see üks-ühele lahus. et pigem vaadake üle, mis teil on, mida on vaja. kui mingeid küsimusi on, kirjutage mulle, äkki ma saan ikkagi aidata. ja muidugi neid küsimusi oli veel, just et mingi murekoht, et ma pean need ka kuidagi ette võtma ja et ma saaksin ikkagi seda nagu infot jagada, sest noh, jumala hea nagu näide oligi see Keitin onju. sai täna siit kohe mingi nipi, läks sama aeg, kui meil on see vestlus onju, läheb katsetab ära, saab puhtaks vaata ja annab tagasiside onju. et kui teil ka midagi siit võtate kasutusse, kas mingi tööriist või mingi aine või mingi teadmine, siis andke pärast märku, et ah, kuule, see aitas onju, et seda on nii hea kuulda, et saab jagada infot, millest teil päriselt kasu on nagu. ja raha tegelikult on see säästmine, ühest liitrist sellest pudelist saab 500 liitrit, mõelge, 500 liitrit, ma ei tee aastaga seda 500 liitrit, kindlasti ma ei tee ära. et tegelikult on see ju sääst, kui osta poest neid vahendeid, sihve ja mis kõike seal on. et turvaline, teil on teatud kohas, kui on väiksed lapsed kodus ja meeldiv ka teha, kõik koristama. just, kõik koristama. jah, meie vestlus hommikust oli kasu, ma tänan, aitäh, et sa jagasid. et mul on ülihea meel, et me muidugi panime 45 minutit peale ka veel siin, aga no ei saa ju, koristamine on nii põnev onju. et mul on ülihea meel, et Reelika, sa tulid, rääkisid, jagasid kogemust, et te kirjutasite, küsisite, jagasite enda seda tagasisidet ka või üldse, et kui te küsite ja olete teineteisele ka juba nagu see, et koopis müüakse puhastusimpors, et näitame jah, nagu teistele ka, et see koristamine ei pea olema keeruline, ta võib olla lihtne. kui sa tead, kuidas, millega ja just see, et mis mustus, mis pinnal, ülihea väljend, mida ma seal puhastuskoolitusel õppisin, et alati alustage sellest, et mis mustus on, mis pinnal see on. mul köök ja vannituba koristatud selle ajaga, no väga hea. me hakkame varsti mingit podcast'i Reelika veel tegema koristusteemal. inimesed peavad kõrba ja koristavad. et hästi oluline on just see, et saate aru, et mida, millega, mida me tahame eemaldada. ja et lihtsalt, et olge nagu ettevaatlikud, ei ole see, et mida rohkem, seda parem, et mida vähem, seda parem ja pole vaja raha raisata, hoidke enda aega kokku, te ei pea terve päev koristama. et minu jaoks ka, ma tahaks ka just näidata seda, et mingid väiksed asjad, väiksed nipid ja just see, et ei pea olema see, et ma nüüd, ma ei tea, see mingi bränd ülipalju asju toodab, et sul ei pea olema iga asja jaoks eraldi vahend või eraldi mingi tööriist onju, et proovige miksida ja noh, neid, ma ei tea, varsi, erinevad varred, ma ei tea, erinevate moppide külge, et proovige raha kokku hoida, enda aega kokku hoida. ja leidke lihtsalt viisid, mis teevad teie elu lihtsamaks. nii, Evelin hakkab pärast vestlushommikut lauda puhastama. suur tänu, alati dynaamiline. no vot. ja me Evelin ju näeme, ma näen, et sa tuled. Evelin on olnud mu korrastuskursusel ja on ju minu 2 raamatu. ma ütlen ikkagi kaasautor, mis siis, et sisutoimetaja kirjas, aga poleks seda, poleks raamatut. et me näeme ju kokkusaamisel, nii et siis me saame veel rohkem siin lobiseda ja mis ma siis ütlen kokkuvõtteks. täna on siis pühade aeg nüüd, need, kes olid kohal, aitäh, et te tulite siin pühade hommikul onju, et mul sõbranna ütles ka, et hullu, et peast 23. kes sul tuleb sinna. ma ütlesin, no vahet ei ole, Reelika ikka tuleb, Reelikaga ma ikka saan rääkida, sest et paljud ju vaatavad ka järele, mis on väga hea variant, et kui sa kohal ei saa olla, siis sa saad alati järele vaadata, et seda infot ikka saab ja ma arvan, et me kindlasti me peame kindlasti veel sellist kokkusaamist tegema, sest et küsimusi ja neid murekohti on palju, aga kellel on mingeid küsimusi, kirjutage mulle. ja minge siis nüüd puhastama onju, mõelge natukene, minge tehke need kapid lahti, kus teil need koristustarvikud on või vahendid on. ja kellel on küsimusi, et siis kindlasti küsige ja suur-suur aitäh teile, et tulite kohale ning ka Reelikale, et sa tulid ja jagasid ja lasen su nüüd ka vabaks. meie juba näeme paari nädala pärast päriselus. ja võib-olla siis äkki teeme ka mingi, vaata mul teeks TikTokis oleks vaja 100 inimest veel juurde saada, siis ma saan hakata laive tegema ja siis mul Ragnar nagu hirmuski, et Maria, et hakka neid koristuslaive tegema. huvitav, kas keegi ka vaataks. aga no vaadatakse igasuguseid erinevaid laive, et äkki me siis koos ka jagame mingit infot, vaatame. aga aitäh teile, aitäh Reelika, sulle ka.
aitäh teile, teil on pühad, meil on täitsa tööpäev, 2 tööpäeva siin, aga teie nautige ja esitage väljakutseid, kui tahate milleski abi või mingit sellist, et see on selline põnev teema. jah, meile väga pakub see mõlemile ka huvi. see on meid ühendav, et aitäh teile kõigile, et te tulite. aitäh kutse eest ja imelisi pühi teile ja loodame, et suvigi tuleb soojem natuke ja Ja aitäh sulle, Reelika, ja mina soovin ka häid pühi ja minge siis puhastage ja nautige seda jaanilõket veel, kellel kuskil on minek jaanipäevale. Et suur-suur aitäh teile ja tšau-tšau tänaseks. tšau.